Head kolleegid, lugupeetud külalised, meie tänase kultuurikomisjoni istungi teemaks on õpetajahariduse olukord. See on üks nendest teemadest, mida me teiste teemade all oleme oma komisjonis päris tihti arutanud ja puudutanud ühte või teist või kolmandat servapidi. Viimati oli Riigikogus õpetajahariduse olukord eraldi suure teemana üleval 2013. aastal, mil see oli siis riiklikult olulise küsimusena Riigikogu suures saalis. Ja me oleme proovinud siis teha niimoodi, et oleme pidevalt ka kursis uute arengutega, aga täna üritame siis saada jälle midagi sellist tervikpilti või verstaposti, millega edaspidi võrrelda, nii nagu mäletan nõukogude ajal kogu võrrelda, et enne 1913. aastat ja praegu me siis paneme 2017. aasta punktid ja seisud kirja. Istung on meil, nii nagu komisjoni töökord ette näeb, on eesti keeles. Tallinna Ülikooli ettekanne on inglise keeles. Soovijad pidid saama ka tõlke. Ma küll täpselt ei tea, kuidas see tehniliselt, tähendab tõlkemasinad on ja ükskord üks inimesegi vajas inglise keelest eesti keelde tõlkimiseks sellist masinat. Vastavalt meie reglemendile on kõigil esinejatel antud aega 10 minutit, see on natuke harjumatu, eriti akadeemiliste inimestele ja minusugustele, kes on harjunud 45 minutit rääkimis, ütlema, et nüüd 15 minutit vaheaega ka, siis ma räägin edasi. Aga 10 minutit oli, on ja jääb. Ja mõte on siis, see tähendab, et on koosolekul hoopis teine iseloom, peate rääkima ära kõik need intrigeerivad ja diskussioonile kutsuvad küsimused, sest ja need diskussiooni jaoks peab olema meil ka aega, et üles leida need asjad, millest muidu äkki mööda vaatame. Istungist muide juba mitte, et teid hirmutada, vaid vastupidi rõõmustada ja kõiki kutsuma üles rõõmsameelsusele ja tuletama meelde, et tegelikult on ju suvi peaaegu, siis ütlen teile, et teid vaadatakse. Istungist on reaalajas ülekanne internetis ja meil vahel ikka, mitte ainult koolipoisid, vaid rohkem selliseid koosolekuid rohkem vaatavad küll lapsevanemad ja vaatavad valvsalt ja teevad märkmeid ka. Aga läheme nüüd teemale lähemale. Meil on täna siis palutud komisjoni istungil osalema Eesti kõrge kutsehariduse kvaliteediagentuuri hindamisjuht Hillar Baumann, Tallinna Ülikooli haridusinnovatsiooni prorektor Erika Löfström ja Haridusteaduste Instituudi direktor Kristi Vinter. Samuti Tartu Ülikooli Haridusteaduste Instituudi juhataja Äli Leien ja sotsiaalteaduste valdkonna õppeprodekaan Margus Pedaste. Samuti on kutsutud Haridus- ja Teadusministeeriumi õpetaja osakonna juhataja Kristi Mikiver ja asejuhataja Vilja Saluver. Ning veel oleme palunud koosolekul osaleda Eesti Õpetajate Liidu juhatuse esimeest Margit Timakovi ja juhatuse liiget Astrid Sildniku. Ajakava on meil siis järgmine. Kõigepealt algus kipub nihkuma, aga siis oleme paari minutises nihkes. Kõigepealt 14.05 ja esimesed 10 minutit anname siis Eesti kõrge kutsehariduse kvaliteediagentuuri käsutusse. Järgnevad Tallinna Ülikooli, Tartu Ülikooli, Haridus- ja Teadusministeeriumi, Õpetajate Liidu esindajad ja tähendab, ei ole nii, et mitte iga inimene räägib 10 minutit, vaid iga institutsioon ise lepib kokku, kas räägite korraga või kordamööda ja nii see ajakava meile on ette nähtud. Ja läheks kohe kiiresti teema juurde. Palun. Austatud kultuurikomisjoni liikmed, head kolleegid. Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuuri peamisteks tegevusteks kõrghariduse välishindamise alal on institutsionaalne akrediteerimine ja õppekavagruppide kvaliteedi hindamine. Õppekavagruppe on meil kõrghariduses kokku 28 ja 9 nendest on õpetajakoolitus ja kasvatusteadus. Ja õpetajakoolituse kasvatusteaduse
kõrghariduse esimese ja teise astme õppekavagrupi kvaliteedi hindamise külastus toimus 2 ülikoolis eelmise aasta lõpus. Komisjon külastas siis nii Tartu Ülikooli kui Tallinna Ülikooli 2 päeva ja EKA hindamisnõukogu otsused võeti vastu käesoleva aasta märtsis. Kokku hinnati Tartu Ülikoolis 21 õppekava ja Tallinna Ülikoolis 25 õppekava. Need on siis õppekavad bakalaureuseõppes, magistriõppes ja ka siis klassiõpetaja integreeritud õppes. Ja ütlen ette, et siis doktorikavade hindamine toimub järgmise aasta sügisel, kui toimuvad ka teistes õppekavagruppides hindamised doktoriõppes. Ja oli moodustatud hindamiseks üsna suur hindamiskomisjon, kuhu kuulus 11 liiget 6 erinevast riigist. Ja et haarata kõiki neid ligi 50 õppekava, jagunes komisjon oma külastusel põhiosas 3. Üks osa komisjonist vaatas aineõpetaja koolituse kavasid, teine osa komisjonist eelkooli pedagoogika, eripedagoogika ja klassiõpetaja õppekavasid ja 3. osa komisjonist vaatas kasvatusteaduste, andragoogika ja kutseõpetaja õppekavasid. Ja nii hindamiskomisjoni aruanne kui ka hindamisnõukogu otsused on kättesaadavad EKA kodulehel ja kuna see hindamiskomisjoni aruanne on üsna mahukas, ligi 100 lehekülge pikk ja ka hindamisnõukogu otsused on üsna mahukad, siis ma peatun täna võib-olla siis kõige üldistematel tugevustel ja parendusvaldkondadel, mida hindamiskomisjon ja ka hindamisnõukogu oma otsustes välja tõi. Kui me räägime üldistest tugevustest, kõrgkooli üldistest tugevustest terve õppekava grupi tasandil, mitte laskudes siis ühte nendest kolmest alagrupist, siis hindamiskomisjon ja hindamisnõukogu tõi ka välja, et mõlema ülikooli juhtkonna poolt on tugev toetus õppekavade arenduseks ja reformideks. Et see on väga oluline, et selline toetus on olemas. Toodi välja, et õppekavadel on väga tugev kontseptuaalne alus, selged eesmärgid, asja ja ajakohane sisu ja et õppekavad vastavad selgelt Eesti tööturu vajadustele. Õppekava arendus on toimunud väga heas koostöös peamiste huvirühmadega, nagu õpetajad, õpetajate ühendused, tööandjad, üliõpilased ja õppetöös kasutatakse mitmesuguseid ja nüüdisaegseid õppemeetodeid ja vorme. Ja tugevuseks on ka interdistsiplinaarsus, mida toetavad, aitavad arendada Tartu Ülikoolis Pedagoogikum ja Tallinna Ülikoolis Haridusinnovatsioonikeskus. Kui nüüd rääkida üldisematest parendusvaldkondadest terve õppekavagrupi tasandil, siis hindamiskomisjon tõi välja, et õpetaja amet ja sellest johtuvalt ka õpetaja koolituse, ütleme siis suhteliselt madal maine on probleemiks, mis mõjutab ka õpetajate ettevalmistuse kvaliteeti ja selles osas on vajalik teha enam koostööd kõigi partneritega, et õpetajakoolituse mainet Eesti ühiskonnas tõsta. Teiseks üldisemaks probleemiks võib nimetada seda, et õppejõudude koormuses on teadustöö osakaal üsna väike. Eks see on seotud ilmselt ka sellega, et teiselt poolt on jällegi õppetöö koormus väga suur, mis ei jäta aega teadustöö jaoks nii palju, kui oleks vajalik ja et võimaldaks õppejõududel uurimistööle keskenduda.
ja see omakorda võib ka juba mõjutada siis tulevikus õppetöö kvaliteeti. Üsna mitmed need parendusvaldkonnad on tegelikult väga sarnased kõigis Eesti ülikoolides ja väga paljudes erinevates õppekavagruppides, nagu näiteks üliõpilaste suur väljalangevus ja madal rahvusvaheline mobiilsus. Soovitatakse teha rohkem koostööd ülikoolidel nii teiste Eesti kui ka välisülikoolidega, mitte et seda koostööd ei toimuks, aga siiski soovitatakse seda rohkem teha. Ja teatavasti demograafilisest olukorrast tulenevalt on üliõpilaste koguarv Eestis üsna suures languses ja seetõttu on ka õpetajakoolituse õppekavadel, paljudel õppekavadel üsna vähe üliõpilasi ja seetõttu soovitas komisjon, et võiks kaaluda võimalust õppekavu ja õppeaineid ühendada. Ja üks üldine läbiv teema oli veel ka see, et õppekavades tuleks senisest enam rõhku panna kaasava hariduse teemale ja hariduslike erivajadustega laste õppele. Võib-olla lühidalt veel mitte peatudes siis eelkoolipedagoogikal ja kasvatusteadustel andragoogikal, mõned üldisemad tugevused ja parendusvaldkonnad siis aineõpetajate koolituse kohta tooksin siin välja. Hindamiskomisjon tõi välja, et õppejõud ülikoolides on igati avatud uutele pedagoogilistele ideedele ja soovivad täiendada oma akadeemilisi teadmisi. Ülikoolides on tehtud silmanähtavaid pingutusi, et muuta õppetöö senisest veelgi üliõpilaskesksemaks, praktilisemaks ja üliõpilastele lähendatakse paindlikult ja personaalselt. Ja arvestatakse üliõpilaste vajaduste ja võimalustega, mis puudutab siis ka õppetöö vorme ja meetodeid. Kindlasti on tugevus see, et on välja kujundatud praktikakoolide võrgustik ja toimuvad erinevad ühisprojektid praktikakoolidega, partnerkoolidega ja koolid on kaasatud õppekavade arendusse ja metoodiliste materjalide väljatöötamisse. Õppevahendid on nüüdisaegsed, toetavad õppimist ja õpetamist ja kasutusel ka nüüdisaegsed õpetamismeetodid ja tehnoloogiad. Näiteks positiivsena toodi välja ka Tartu Ülikoolis välja töötatud hea õpetamise tava. Ja praktika on hästi korraldatud ja praktiline ja teoreetiline õppe omavahel hästi seostatud. Ja mõned parendusvaldkonnad tooksin siin ka välja. Kuigi ülikoolides on olemas üsna palju mitmeid digiõppe arenguid toetavaid keskusi ja vahendeid, siis hindamiskomisjoni hinnangul võiks nende tegelik kasutamine õppetöös olla laialdasem, seni on see üsna tagasihoidlik. Ja üliõpilaste mobiilsus samuti on probleemiks, seda tuleb toetada ja luua üliõpilastele võimalused, et seoses mobiilsusega ei kaotaks nad oma õpingu ajas, et nende nominaalne või tegelik õppeaeg ei pikeneks, selleks soovitatakse siis luua niinimetatud mobiilsusaknad. Ühena teemana tõi hindamiskomisjon välja ka selle, et rohkem tuleks tõsta õppejõudude teadlikkust nüüdisaegse kooli praktikatest ja kooli õpilase ees seisvatest väljakutsetest. Rohkem on soovitav pakkuda valik- ja vaba-aineid üliõpilastele, et nad saaksid süvendama ekspertiisi vastavalt valitud põhieriala ja oma senise kogemusega. Samuti toodi välja, et osadel õppekavadel on liiga palju praktikas vaatlust ja liiga vähe tegelikku õpetamispraktikat ja vaatluse ja praktikamahud tuleks ümber vaadata ja pakkuda üliõpilastele õpetamiskogemusi mitmetes
koolides. Ja sellega ma siis võib-olla lõpetaksin, loodan, et ma mahtusin ette nähtud aja sisse. Aitäh ajast täpse kinnipidamise eest. Ma arvan, et otstarbekas on teha küsimuste ja diskussiooniring kõige lõpus, sellepärast et muidu mõni lünk, mis jäid, järgmised ettekandjad täidavad selle sujuvalt ära ja diskussioon on viljakam, kui ta on lõpus. Oleme jõudnud siis Tallinna Ülikooli järjeni ja palun. Lugupeetud Riigikogu kulttuurikomisjon liikmed, külallised, kuulajad. Minu nimi on Erika Löfström ja olen arendusprorektor haridusinnovatsiooni alal Tallinna Ülikoolis. Ma olen olnud seotud Tallinna Ülikooliga alates aastast 2006. 2 aasta töötasin külalisõppejõuna ja olen koos kolleegidega töötanud väliõpetajatele ja üliõpilastele psühholoogia klassiruumis käsiraamat ja tegevusuuringu käsiraamat ka. Ja olen mitmete õppejõududega koos viinud läbi uuringuid Eesti õpetaja uskumuste, identiteeti ja algajate õpetajate mentorluse teemal ja olen ka juhendanud doktoritööd Tallinna Ülikoolis, mille raames uuriti õpetajate töömotivatsiooni ja rahulolutööga ja koolikultuuri ka. Ja et natuke informatsioon minust endast ja vabandust, nüüd ma pean rääkima inglise keeles. So a brief overview of teacher education from Tallinn University point of view. I'll briefly touch upon the societal situation in which we are to provide teacher education and outline challenges for teacher education and ways to address them from point of view of lifelong learning strategy. And finally, I'll end with some core development needs in Tallinn University. I would like to start with this picture to demonstrate the bigger context, the societal context in which teacher education takes place and provides a little but important factor. But the whole picture is influenced by many kinds of demands and expectations from the society. For instance, how is the society prepared for a multicultural classroom and labor market situation. Our teacher workforce is aging, so this means shortage of teachers in some areas. Technological developments. Our children and youth in schools are digital natives, but most of our teachers are not. So how do we provide a teaching environment that resonates with the pupils' experience of their living environment? And of course, political will as well. So all of this influences school, and I would say that we may call it school culture, and I would say that there are as many school cultures probably as there are schools, and this is a conglomeration really of many different factors. So school leadership, learning and conceptions of learning, implementation of curricula, organization of school life in general and the physical environment in school. And then there is the teachers, the little part there in the corner, the teachers' preparation, and this is where the university most clearly comes in, but of course it can also provide support to the whole cycle. And then we have to think about the kind of outcomes that we envision this large and quite complex system to produce. So different competencies and learning outcomes and really life management and lifelong learning skills. So teacher education can provide and does provide input to this bigger picture, but it also is influenced by what is taking place in all these different aspects of society and school. Moving on to Estonian lifelong learning strategy,
there is particularly one theme that is highly pertinent to teacher education, and this is change in the approach to learning. And there is a direct quote from the strategy, and from our point of view, this really means more collaborative learning and moving from a very individual notion of teaching and learning into a more collective and collaborative endeavor, and also of viewing the learner or learning as participation and agency. And this is the kind of idea that we want both our students to adopt, and also our teacher educators to embrace. Furthermore, related to changes in the approach to learning, we are trying to implement new conceptions related to teacher as an evidence-based practitioner. So this has to do with teaching and learning being participation, active participation, and also agency I mentioned. So allowing teachers, our student teachers, to take ownership of their profession. This is what we want them to learn in the teacher education, to see themselves as active developers of the teaching profession rather than just implementers of teaching profession or executors of teaching. So it's essentially about ownership of the teaching profession, and this we try to build into our programs. And one way to do it is to put more focus on students' involvement in different kinds of school development and, for instance, action research, providing them with the competencies to carry out action research and school development work. Then integration of subjects. This is highly crucial because the challenges in society are such that no one field can solve them alone. We need knowledge and competencies from different areas, and our teachers need to be able to teach students also these competencies, and therefore integrating subjects is a vital new way to look at learning. And for instance, our natural science teacher program for gymnasium teachers is an example of where we try or where we have carried through more clearly integration of subjects. And then practice. This has to a large extent been unified, not entirely, but to some extent, and I think that we don't have to talk so much anymore about combining theory and practice. I think we are already doing that, but we need to keep developing practice support, so supervision and supporting students in reflecting on their learning experience. Also, we are going to introduce feedback survey from graduates to assure that there is compatibility with the curricula and with the needs of the society. So again, that bigger picture, what takes on place in other aspects of that bigger picture. Also, focus on school leadership training is something that that resonates with the idea of an approach, of a changed approach to learning. And here I would like to mention Tallinn University cooperation with the city of Tallinn on it's more like really a partnership, a two-way partnership where universities learn from schools and schools learn from university, and this project focuses on school culture and changes in school culture. And then the centers of competence, very important and also highlighted in the lifelong learning strategy. I think that our center quite nicely has brought together educational sciences and subject didactics so that they can develop the curricula together. And this is also an idea related to integration of knowledge. And facilitation of university school cooperation is also something taking place in the Center of Competence. And here I would like to mention Matti Heidmet's projects on school
well-being in school and teachers' satisfaction and the relationship between conceptions of teaching with students' learning and the students' well-being. So focus is not just only on grades and that sort of achievement, but also on the pupils' more holistic well-being and as part of learning. And the teacher educators play a key role. So we need teacher educators who are up to date on modern conceptions of teaching and learning and, of course, daily life in schools. And our latest renewal in this regard is that we are now systematically and consistently implementing the so-called 100-hour requirement, which comes from Opettajaharjoituksen raamnote that teacher educators should be involved with school life or school 100 hours during a period of time of 3 years. And we are now working, or we have worked out the scheme for implementing this more systematically. And I think that this really provides our teacher educators a great opportunity to get updated on what is going on in schools and also to not just teach, that's part of it, but also to engage in school development projects, real projects in schools and teachers in schools. And a couple of core development needs that I would like to highlight. The first one is raising attractivity of teacher education. And here is a direct quote from the Lifelong Learning Strategy. But the reality is that we have a small number of candidates for most programs and very, very little competition. And the general tendency that we accept almost all or all candidates preserves the image of teacher education as a last resort option. And this is not a good thing for the image of teacher education. There is also some evidence that not all entering students in teacher education have the necessary academic competencies to carry on their studies. So I think we need to rethink the use of resources in teacher education. Are we going to take in also in the future everybody and then cater for a larger group of students, or should we focus on a fewer number of really highly motivated students with high prospect of also finishing their studies and furthermore high prospect of staying in the teaching profession? And I think that we should go for the latter option. This is the way to raise the image of teacher education and to send the signal that teacher education is something that not everybody can automatically have. One step that we are currently implementing in Tallinn University is that we have introduced an academic ability test. So that is a first step here. And then a second development need has to do with providing flexible study options. A large number of our students is already working, so we need to cater for their needs. We need to develop flexible study programs. We already have Syklioppe, but we need to think about other options and also flexible routes to teacher education. And my take-home message is that changes in approaches to teaching really must permeate that whole big system at the same time in order to have effect. And also raising the attractiveness of teacher education starts with having the best students and having the best teacher educators. Thank you. Aitäh! Aitäh väga huvitava ettekande eest. Järg Tartu Ülikoolile. Professor Pedaste, palun. Tere kõigile, aitäh kultuurikomisjonile huvi tundmast teema vastu ja hea koos arutada.
Mina siis tõesti Margus Pedaste Hälileieniga koos esindame siin Tartu Ülikooli ning väga hea on edasi minna siit nendest teemadest, mida tegelikult Hillar Baumann ja Erika Löfström juba alustasid. Nii et sealt mõtted paljud juba olemas ja kirjutame 2 käega alla ja arendused, mis Tallinna Ülikoolis käivad samamoodi ka Tartu Ülikoolis, et me liigume minu arvates päris ilusasti üheskoos edasi. Nüüd taustaks kõigepealt siis see, et pedagoogikum Tartu Ülikoolis tõesti on siis erinevaid valdkondi hõlmav konsortsium, mille eesmärk on siis tihendada koostööd nii ülikooli sees kui ülikooli väliste institutsioonidega ja esindada siis ka ülikooli erinevates kohtades, kus ta vaja on, nii Eestis kui rahvusvaheliselt. Ja teiselt poolt siis on Haridusteaduste Instituut meil võtmetähtsusega ülikoolis, sest nende koordineerida on siis kogu õpetajakoolituse alusõpingute osa, mis sisaldab palju praktikat, mis on siis õpetajakoolituse eripära võrreldes paljude teiste õppekavadega. Ning meil ülikoolis uus struktuur, kõik teavad, 4 valdkonda, nii et praegu kõik valdkonnad on tegelikult ka õpetajakoolitusse haaratud. Ja seetõttu ka pedagoogikumi nõukogu, mille kaudu meil kogu õpetajahariduse üldine arendamine käib, on esindatud kõigi valdkonna dekaanidega ja siis dekaanid vahepeal koosolekutele saadavad siis esindajad. Ning katame siis lasteaiaharidusest täiskasvanuhariduseni, aga ka haridusjuhtide, haridustehnoloogia ning logopeedia teemasid, nii et kõike, mida laiemas laastus vaja on. Kuigi seal on üks teema, mille juurde me hiljem välja jõuame juba ka hindamiskomisjonist välja tuli, Hillar Baumann juba viitas ka selle natukene kaasava hariduse teema, mis vajab meil nii Tartu kui Tallinna Ülikoolis ühist tugevat edasiarendamist. Siis koostöö osas tõepoolest, et meil on ülikooli sees nüüd edasi arendatud, ma vaatasin just 2012 tehtud slaide, mida me siinsamas vaatasime palju koos, siis seal oli ka, et didaktikakeskused välja arendada. Selline märksõna ja nüüd need on meil põhimõtteliselt välja arendatud. Need on erinevaid nimesid kandnud, aga nüüd praegu siis Euroopa Sotsiaalfondist toetatuna on neid formeeritud jällegi natukene vajaduspõhiselt ümber 10 arendusrühmaks. Ja need siis ühelt poolt kasutavad ESF-i tugesid, aga teiselt poolt ka Euroopa Regionaalarengu Fondi ning muid igasuguseid ka teadusarendusprojektide tugesid. Et me oleme üheks suureks eesmärgiks ka endale seadnud, et kahjuks, ja see on võib-olla ka see, mida saab Riigikogu kultuurikomisjon vaadata ja mõelda, et täna see ei puuduta ainult õpetajaharidust, aga laiemalt on see, et õpet ei ole võimalik hoida üleval ainult tegevustoetusest, mida riik eraldab siis kõrgkoolidele. Et see õpe on võimalik ainult siis, kui on olemas teadusarendustöö seal juures ja siis mõnes mõttes võib öelda, et doteeritakse või siis ristkasutatakse neid vahendeid. Teisest küljest, loomulikult see ei ole meile ka suur probleem, sest meil on ka huvi uurida nendel samadel teemadel, mida siis õpetame. Ning siin on kindlasti ka tihe koostöö Tallinna Ülikooliga, doktorikoolis on meil kaasatud siis Helsingi Ülikool ning rahvusvahelistes projektides on siis erinevatest riikidest palju inimesi. Nüüd, et ma usun, et slaidid on kõigil kättesaadavad, et siin selle arvuti lahutusvõime või millegi tõttu millegipärast kõik viimased alumised tekstid hästi välja ei paista. Et seal lisaks Soomele tuleb veel rida riike siis Hollandist, Küprose, Saksamaa ja nii välja. Just, sealt võib vaadata. Nüüd edasi, võib-olla üks selline pilt, kui me nüüd vaatame, missugused muutused on toimunud. Kõigepealt paistavad siin välja sellised muutused, mis siis on tingitud sellest, et kuidas ülikooli üliõpilasi vastu võeti. Siis on näha seal pildil keskel üks suur tõus 2010, 11, 12 oli meil üliõpilaste hulk tohutult palju suurem. Ja see ei ole ainult õpetajakoolituses, aga see tulebki sellest lävendipõhisest vastuvõtust, võeti kõik vastu. Miks see tegelikult see ülemine joon ei ole üldse nii tähtis? Tähtis on võib-olla see alumine joon. Vaadake, see punane näitab lõpetajate hulka. Näete, kas sellel oli mingit efekti lõpetajate hulgale? Nii, ja nüüd siis viimane asi on siis vastuvõtu hulk. Loomulikult, kui lävendipõhine vastuvõtt hakkasime natuke rohkem vastuvõtt nüüd kuni 2014-15 aastal langes, aga viimased 3 aastat me oleme tegelikult rõõmustanud selle üle, et meil on õnnestunud midagi, me ei tea täpselt, me ei ole seda nii täpselt uurinud, midagi on õnnestunud muuta, et tegelikult läheb õpetajakoolituses palju paremaks. Ja ma võin kitsamalt Haridusteaduste Instituudi pealt öelda, et 3 aastat tagasi oli vastuvõtu arvud täidetud 67%,
üle-eelmisel aastal 98%, eelmisel aastal 113%. Nii et me võtsime vastu rohkem, kui meil õppekohti oli. Nii et ülikoolis on see praegu lubatud nii-öelda ülebroneerimisega rohkem võtta ja kõik on nii-öelda hästi läinud ja seda näitab ka see viimane üleülikooli, mis ei ole ainult Haridusteaduste Instituudi teema, vastuvõtu arvu nii-öelda suurenemine, nii et me usume, et nüüd tasapisi hakkab ka see lõpetajate hulk tõusma, sest me näeme, et vajadus tegelikult koolides on olemas. See pilt, me lubasime 2012 õpetajakoolitust oluliselt nagu uuendada, tegime seda paralleelselt siis koostöös Tartu Tallinna Ülikool, Õpetajate Liit, Koolijuhtide Ühendus, Lasteaednike Liit, tegime ka uued õpetajate kutsestandardid, mis on nüüd 4 aastat töötanud ning nende alusel on siis meie õppekavad uuendatud ja see on see pilt, kus me siis tegelikult sidusime palju rohkem ära igasugused didaktikad, õpetamisoskuste arendamise ja siis üldpedagoogilised ained siis praktikaga ja praktika osas siis praktika on paralleelselt õpingutega, mitte nii, et õpingute lõpus, et käiakse palju rohkem praktikal ja see on ka saanud üliõpilastelt ja koolidelt väga head tagasisidet. Üks analüüs, mille siis HTM tegi siin mõned nädalad tagasi ja puudutab nüüd, siin on andmed ainult nüüd siis üle Eesti kokku, et siin ei ole Tartu Ülikooli andmed eraldi, aga sellest, et kuidas meie lõpetajad tööle lähevad. Ja minu jaoks oli siin natukene isegi üllatav see, et kui varem on nagu olnud niisugune tunne, et võib-olla aineõpetajad, kes on kõigepealt õppinud tihtipeale eriala ja siis õpetajakoolituse juurde, ei ole kuigi kutsekindlad. Siis me saime sealt teada, et tegelikult see on täiesti vale. Et tegelikult viimase 10 aasta andmete põhjal, 2006–2016, osa neist on siis juba 10 aastat olnud lõpetamisest möödas, osal on 1 aasta, sai vaadatud need arvud ja tegelikult mingit nagu langust seal ei ole. Et kogu aeg on seal 45–50% vahel nendest, kes lõpetasid näiteks 2006–2007, siiani iga selle 10 aasta jooksul umbes samasugune hulk, ei ole mingit langust, et ma lähen koolist ära 3 aasta pärast või 4 aasta pärast. Tegelikult ongi niimoodi kõige suurem hulk nendest ongi koolis 3 aastat pärast lõpetamist. Esimesel aasta natukene vähem ja sealt natuke tõuseb ja siis väikesed kõikumised. Aga mingit süsteemset langust ei ole ja tegelikult ongi, et aineõpetajate, klassiõpetajate puhul see pilt on suht ühesugune. 44–50% seal. Ja suur osa nendest tõesti, näete, veerand enam-vähem hakkab juba tööle õpingute ajal. Ja osa juba tuleb alles siis õppima, kui juba tegelikult nagu töötavad. Seda kutseõpetajate joont, seda alumist, ma ei soovita praegu väga vaadata, täpsustasime siin nüüd veel, et seal on lihtsalt see lugu, et lihtsalt EHISes ei ole kõike seda infot selle kohta, kuhu kutseõpetajad tööle lähevad, et kutseõpetajad tegelikult töötavad suht 100% erialaselt igasugustes ettevõtetes, kus neil on siis meistriroll ja sellised asjad, et tegelikult sellega on kõik ilus. Ja nüüd siis Illar Baumann juba tõi suure osa nendest ettepanekutest, mis meil välishindajad tõid ka välja ja ma lihtsalt ühesõnaga meie ülikooli poolt sellise kriitilise vaatena, mida me ka pedagoogikumi nõukogus arutasime, et sellised 5 punkti, mis on sellised tugevused, 5 punkti siis arenguvõimalused ja 5 punkti ka sellised lahendused, järgmised 3 slaidi. Ja ainult mõnele asjale siin nii-öelda juhiks nagu tähelepanu. Selle tugevuste juures tahaks ütelda, et meil tegelikult oli väga hea meel. Me nägime, et meie viimase 5 või natuke enam aasta arengud on kõik viinud meid õiges suunas välishindajate arvates. Et välishindajad tegelikult andsid meie hinnangul nagu väga hea tulemuse, me oleme väga õnnelikud selle üle, et me suund on õige. Aga me ise näeme kindlasti, et võib-olla rohkemgi kui välishindajad neid igasuguseid sisemisi nüansse, mida me oskame nagu välja tuua ja me täiesti avalikult julgelt ühesõnaga oleme valmis sellest nagu rääkima, et teiega koos ka lahendusi otsida. Millele siit võib-olla nagu tähelepanu juhtida on tõesti see, et me näeme endiselt, et selle 2–5 õppeaastaga tegelikult ei ole võimalik kõik ära õppida, et meil on vaja sellist süsteemset täiendusõpet ja õpetajakoolus on praktikakeskne, see on nagu teine teema, et praktika on kallis, 1-1 õpe tihtipeale ja siis tekib meil see sama küsimus, et kui palju meil on erinevaid õppeaineid, mille arvelt me tegelikult saame kallist praktikat üleval hoida. Ja samas me tahame kvaliteetselt, eks ole, et ei oleks liiga suured õpperühmad, aga mingid võimalused siin siiski on. Laiemalt tervikuna pilt see, et Tartu Ülikoolis on praegu 11 600 õppeainet ja 13 000 üliõpilast, võite enam-vähem mõelda. Et iga üliõpilase kohta 1 õppeaine. Ja muidugi see on valdkonniti erinev, selles mõttes, et humanitaarteaduste kunstide valdkonnas on tõesti aineid peaaegu 2 tükki iga üliõpilase kohta ja meditsiiniteaduste valdkonnas on pilt hoopis teistpidi.
aga meil on ka kindlasti siin suur nagu arenguruum ja sellega me oleme tegelenud juba 1,5 aastat sotsiaalteaduste valdkonnas hästi teravalt. Ja siis me oleme samuti nagu ise ka tegelikult rahul ja oleme tegelikult ju väliskolleegidega palju nagu arendanud ja tagasisidet kogunud meie oma õppekavadele, aga tuleb tõdeda, et ega kui meil on ikkagi üle 100 õpetajakoolituse õppejõu, kes sellega igapäevast tegelevad, siis nende kõik mõtted, vaated ei ole kindlasti ühesugused, kõik ei ole päriselt praktikas rakendunud. Autonoomia küsimus õpetajate puhul on meie jaoks hästi nagu terav, me tahame nagu rohkem anda vabadust koolidesse ka praktika juhendamise protsessis, aga seal me näeme, et ka võib-olla meil oma õppejõud alati ei tule sellest nii-öelda juhendaja rollist välja, et siin on kindlasti koolidega veel võimalik seda koostööd nagu paremini üles ehitada. Rühmapraktikat, individuaalpraktika asemel, et need on need asjad, mida me nagu otsime. Ja omaette selline nagu üllatus oli natuke ka see, et me hindajad toovad välja, et üliõpilase motiveeritud õpingutele keskendunud, samas ühesõnaga 1/3 nendest nominaalajaga ei lõpeta ja see teeb ka tegelikult õppe nagu kallimaks. Ja väljalangemise probleem on üle ülikooli tegelikult kriitiline, millega me tegeleme. Väljakutsete poolt sai juba ka ennem nimetatud, kõige suurem meie enda jaoks on ka ilmselt seesama teadustöö. Kuidas tegelikult teha nüüdisaegse õpikäsitluse ideedele tuginevalt õppetöö ära väiksema õppejõu koormusega, kasutades rohkem õppijate omavahelist koostööd, kasutades e-õppe võimalusi ja selle võrra jätta rohkem aega teadus-arendustööga tegelemiseks. Ning teine asi sai juba mainitud kaasava hariduse, HEV-õpilaste toetamine, mobiilsuse teema, siis mobiilsusaknad, millega tegeleme praegu aktiivselt ning isegi vähem me näeme võimalust praegu selles nii-öelda õppekavade ühendamisel, aga õpperühmade ühendamisel ehk siis väiksem ainete hulk kindlasti. Ning eks see õpperuumide teema on ka meil natukene teema. Ja võib-olla sellised mõttekohad lahenduste osas riiklik teaduse rahastamine, õppekavade jätkuv arendamine, nüüdisaegne õpikäsitlus seal, praktikabaaside rahastamine võib-olla väljapoolt tegevustoetust ning loomulikult me püüame nagu positiivselt kõigiga koos edasi liikuda. Aitäh! Aitäh! Väga huvitav ettekanne, aga küsimused nagu kokku lepitud tulevad pärast. Ja läheme siis edasi. Haridus- ja Teadusministeeriumi etteaste. Ja meil on palun. Suuline ettekanne, et Väga ilma meeldib. slaidideta. Seda tähelepanelikumalt kuulame, aitäh. Jaa, kohe saame seda näha. Õpetajakoolitus on kahtlemata üks tahke õpetajaameti atraktiivsusest ja see ettekanne, mida meilt täna sooviti ülevaatena, käsitleski just eelkõige seda, et mida siis Haridus- ja Teadusministeerium omalt poolt koos partneritega on teinud selleks, et see amet oleks siis rohkem väärtustatud ja samas ka atraktiivsem. Mul on väga hea meel eelkõnelejatega nõustuda selle üle, et õpetajakoolitus peab olema pingutust nõudev, ta peab olema täpselt samaväärne pingutusastmelt, nii nagu seda on õigusteadus, on seda majandus või inseneeria, et siin nagu järeleandmisi teha ei tohi. Ja kindlasti igaühe vastuvõtt õpingutesse ei tule kasuks ei ametimainele ega siis ka selle õpingute sisuli. Võtmekoht on kindlasti õppimasajate valik. Ka hindamistulemustest tuli ju välja see viide suurele väljalangevusele ja siin on omavaheline seos ju täiesti olemas. Hoiakud, sobivus, isikuomadused on kindlasti need, millele tuleb rohkem rõhku panna, kui õppijaks valimine toimub ja ka ülikoolide arengud selles suunas, mida me just kuulsime, on väga positiivsed, nii et seda on hea kuulda. Õpetajad peavad saama nii hea ettevalmistuse, et nad tunnevad ennast klassi ees kindlalt esimesest minutist alates. Tähendab seda, et kui õpetaja saab kõne õpilaselt öösel, ta teab, mida ta teeb. Kui õpilane ei taha koju minna, mida ma teen. Kui õpilane kaotab sõbra või vanema, mida ma siis sellises olukorras teen. Kõik sellised väga praktilised oskused, mis ei ole seotud ainega, on ka olulised selles ametis. Nii et ka nendele tuleb meil tähelepanu pöörata. Ja see tähendab väga head ametitunnetust. Ametitunnetuse saab kätte läbi praktika
ja praktika arengutest praktika valdkonnas rääkisid mõlemad ülikoolid, nii et see, mis on viimastel aastatel toimunud just praktika nii-öelda eesmärgipärasusega, on olnud positiivne. Ja ära ei saa siin unustada praktika kõrval ikkagi koolide vastutust, seesama, et kui see lõpetav õpetaja läheb tööle, mis on see tugi, mida ta saab oma ametisse asumise ajal. Et see ei ole nagu enam ülikoolide vastutusala, et me siin peame väga selgelt ka ütlema seda, et kõigil on siin oma roll ja ka Haridus-Teadusministeerium, meie omalt poolt saame aidata kaasa sellega, et me rohkem räägime mentorlusest, me rohkem toetame ja toome välja esile kas või huvitava kooli raames koole, kus on rakendatud juba kaasava juhtimise põhimõtteid, kus on õpikogukonnad, et kõik see nii-öelda kultuuri kujundamine oleks käsikäes. Iga õpetaja peaks oma õpingute ajal olema mõnda aega õppinud mõnes teises riigis. Tänases ühiskonnas on see elementaarne. Nii et mul on väga hea meel, et see tuli välja ka sellest hindamistulemustest ja ma arvan, et see on üks fookusteemasid, mida me ka ülikoolidega koos siin tuleviku vaates vaatame, et mida me siis saame selleks nagu ära teha, et see nii olema ka saaks. Ja teine kindlasti, mida me õpingutelt ootame, on see, et õpingud peavad kujundama professionaalset identiteeti, ehk see sama au ja uhkus sellesse ametisse kuulumise üle, et see saab alguse tegelikult õpingutest. Ja võib-olla me peaksime ka seda motivatsiooni professiooniga liitumise kohta uurima või tugevamalt, kui me oleme seda siiamaani teinud. Et see motivatsioon peab olema tugev. Ja siit ma tulekski siis tagasi uuesti selle värbamise ja valiku juurde. Ehk et see on peamiselt mõtteviisi küsimus, et ka üliõpilased peavad saama aru sellest, et valik õpetajaks ei lõppe sellega, kui sa lähed esimest korda auditooriumisse, vaid see valik kestab kogu õpingute aja. Ehk et sinu väärtuspõhisust monitooritakse läbi sinu auditoorse õpingute, sinu praktika ajal, et see, mida sa nii-öelda teoorias õpid, et see ka sinu tegevuses väljendub. Mõlemad ülikoolid on toonud esile kaasava hariduse suuremat vajadust. Ka õpetaja hariduses sellele tähelepanu pöörata ja siin me kindlasti toetame ülikoole selles suunas. Et ka meie peame seda oluliseks, et igal õpetajal oleksid oskused, et toetada õppijaid nende erinevate vajaduste realiseerimise juures. Ja kindlasti veel, mida tahaksid edasi vaadata, on see sama, mis on siis õpetaja 21. sajandi roll, eks, et sellest on väga palju räägitud, sellest on kirjutatud, et kuidas siis aidata neil neid rolle kõige paremal moel realiseerida. Siit ma tuleksin tagasi jällegi õppejõudude juurde. Ehk et õppejõudude hoiakud, suhtumine, motivatsioon, mobiilsus, rahvusvaheline koostöö, kõik need on need märksõnad, millest me täna samamoodi peame rääkima. Ja võib ju öelda, et kiired muutused on sõnakõlks, aga samas kui me mõtleme kas või sellele, et selliseid märksõnu nagu küberrünnakud meie sõnavarras veel mõni aasta tagasi ei olnud. Või see, et äpiloojatest kui ametist keegi neid ei värvanud. Täna me oma nutitelefone ilma nende meeste, naiste töödeta ette ei kujuta. Või ka lendav vaip oli meil muinasjuttudes, iseseisvad autod on kohal. Ja järjest enam räägitakse sellest, mis ja kuidas tuleks roboteid maksustada. Kõik see toimub meie ümber ja see ei lähe haridusest mööda, et see mõjutab haridust samamoodi ja see ei käi kuskil paralleelmaailmas. Ehk et nõuded nendele inimestele, kes koolitavad meie õpetajaid, on kindlasti midagi, millele me peame rohkem rõhku pöörama, kui me võib-olla oleme süsteemselt siiamaani teinud. Tallinna Ülikool juba ka puudutas seda, mis käib siis selle Vabariigi Valitsuse määruse kohta, kus meil on öeldud, et 3 aasta jooksul peaks iga õppejõud olema olnud koolis vähemalt 100 tundi. Seda ei ole palju ja see nõue on meil olnud 2015. aastast ja see ei ole läinud käima sellisel moel, kui on seda oodatud. Samas tänaseks on see nõue juba mõnevõrra ajale jalgu jäänud. Me ei peaks rääkima 100 tunnist ainult koolis, vaid ka sellest, et õppejõud on kas ettevõtetes, on organisatsioonides, MTÜ-des, et nad näevad seda, kuidas neid
inimesi, kes tööturule sisenevad, mis on see, mida nendelt eelkõige oodatakse. Et see ettevalmistus eluks ja toimetulekuks nendel tulevastel põlvel oleks parem kui võib-olla see, mida täna meie ettevõtjad näevad. Ja eelpool öeldu õpetajate kohta ei kehti ju ainult mitte üldhariduse kohta. Me tihtilugu piirame ennast sellega, et kui me räägime õpetajatest, me mõtleme kohe üldharidust. See käib täpselt samamoodi lasteaedade ja kutseõppeasutuste kohta. Nii et seda me peame ka kogu aeg paralleelselt silmas pidama. Ja mida siis on teinud Haridus- ja Teadusministeerium? Et ühe kindlasti sellise meie sisemise sammuna sai 3 aastat tagasi peale neid samu arutelusid selles majas loodud eraldi osakond, kes siis tegeleb õpetaja valdkonnaga läbi alus-, üld- ja kutsehariduse ja samas ka koolijuhtimise teemadega, nii et see moodustaks kõik ühe terviku ja aitaks siis teemat hoida rohkem fookuses võib-olla, kui ta varasemalt oli. Õpetajaameti väärtustamiseks ma arvan, et üks kõige praktilisem samm, mida me igaüks saame teha, on see, et me lõpetame ära rääkimise sellest, et õpetajaks lähevad õppima need, kes kuhugi mujal ei saa või kellel on madal nii-öelda vaimne võimekus või ükskõik üldvõimekus. Nii et see on esimene samm, mida me igaüks saame teha ja ma arvan, et me võiksimegi sellest nagu alustada ja rääkida sellest, et kuidas me valime sellesse ametisse sobivaimad. Et see võiks olla esimene nihe meie mõtteviisis, meie sõnakasutuses, et tulemusteni jõuda. Aga praktilisematest asjadest me koostöös ülikoolidega, koostöös õpetajate esindusorganisatsioonidega ja haridusliikumistega oleme pannud kokku kontseptsiooni õpetajaameti väärtustamise atraktiivsuse kasvu kohta ja joondanud siis erinevate osapoolte tegevused selleks, et me mitte ei konkureeriks üksteisega, vaid et need tegevused üksteist toetaksid. Ja nende sammudega me oleme veel suhteliselt alguses. Selleks sisendi me saime aasta tagasi valminud uuringust, mille viis läbi TNS Emor ja uuritis õpetajaameti mainet ja kuvandit. Te kindlasti olete selle tulemusega tuttav, ehk et sellest selgus, et kõige nii-öelda siis kriitilisemad ameti maine suhtes olid õpetajad endid ehk ise ja see tähendab ka seda, et üks meie sihtrühmi, kellel oma tegevuse teema on õpetajad. Näiteks me oleme käivitanud õpetaja kui hariduse kõneisik programmi, kuhu me oleme siis kutsunud õpetajad, kes tahaksid olla ühiskonnas debattides paremini ettevalmistatud ja sõnakad. Tegevused 35+ sihtrühmale on meil samuti ettevalmistumisel, nii nagu on valmis ka üliõpilastele suunatud õpetajaameti tutvustav programm. Eelmisel nädal kohtusime ERR-iga selleks, et oma ühiseid jõude joondada ja seda ametit rohkem pilti tuua läbi erinevate võimaluste, mis siis on. Ja eile õpetaja aasta gala meil kindlasti jätkub ja eile siis ka sai kirjutatud PGS-i muudatusi sõnastatud minu enda poolt, mis puudutavad siis seda, et saaks võimalikuks haridusvaldkonna inimestele riiklik elutööpreemia või õpetajate aastapreemiat, nii nagu nad on täna olemas sportlastel ja kultuuriinimestel. Et see kindlasti on ka midagi, mis ameti väärtustamisele kaasa aitab ja ma loodan, et kui see siia majja kunagi jõuab seaduse muudatuse näol, et siis te seda ka toetate. Ja võib-olla millega ma lõpetaks, oleks siis mõte, mille ma võtsin kaasa oma viimasel koolituselt Singapurist. Ja Singapuris öeldakse nii, et meil ei ole maavarasid. Ja ainus vara, mis meil on, ainus tõeline vara on meie inimesed. Ja ma arvan, et see, et Eestil on põlevkivi, ei anna meile õigust kuidagi siis vähem hoolsalt või vähem läbimõeldult tegeleda selle oma varaga ehk oma inimestega. Nii et selle raiskamise me peaksime siis lõpetama. Aitäh! Aitäh! Ja viimane selline loodetavasti intriige pakkuv ettekanne on siis Õpetajate Liidud. Palun, Margit Timakov. Austatud kultuurikomisjoni liikmed, head partnerid, katsume siis siia tuua natukene küsimusi ka lõppu ja
lisaks sellele, et rääkida võib-olla kõigest sellest, mis meil, tegelikult me ei jõua kõigest sellest rääkida, mis meil on hästi, nii et ma olen siia, mul on hea meel pannud mõningaid ka küsimusi selle kohta, mis meil on probleemi kohti ka, et see ei tähenda seda, et ma vähendaks kuidagi seda. Ma muuseas tahtsin lihtsalt kommentaarina öelda, et ma küll äärmiselt, kooliaasta lõpus äärmiselt ülekoormatud, aga üliõnnelik õpetajana, nii et see oli lihtsalt häälestamise küsimus, et me oleme väga positiivselt häälestatud hetkel. Ja võib-olla tahaks tuua 5 sellist põhiteemat ja võtaks nüüd sellise mineviku, oleviku, tuleviku prisma läbi kokku ja nagu öeldud, et meil on hästi palju seda, mille üle uhkust tunda, et tõesti ülikoolid teevad rohkem koolidega koostööd, tõesti on rohkem praktikat, on tublisid vedajaid, tublisid inimesi, kes teevad ja me muu hulgas ka oleme koolides märganud rohkem noori, kes on tulnud õpetajaks kooli, nii et neid positiivseid asju on, aga ma tahaks siinkohal küll see kriitiline hääl olla, kes ütleb, et kõik ei ole hästi ja kaugeltki mitte, et meil on mõned sellised kohad, mis tuleks kiiresti ära muuta ja sellepärast nüüd sellist 5 teemapunkti. Esiteks, õpetajaharidust me ei saa käsitleda mingilgi moel lahus riigi ootusest koolile ja õpetajale, koolipidaja vastutusest kooli pidada, koolijuhi võimekusest kooli juhtida ning õpetaja motivatsioonist õpetada ja ennast täiendada. Ehk siis õpetaja jaoks, kui paluti õpetaja vaadet, siis õpetaja jaoks õpetajaharidus on kindlasti üks suur tervik, mis kaasab endas nii esmaõpet kui täiendõpet, mis kaasab endas nii koolijuhte, ülikoole, nii et see moodustab nagu sellise alusharidusest, nii nagu siin oli öeldud, et läbi elukestva õppe sellise ühe suure pika terviku. Õpetajate kvaliteet ei tohi endast lugupidavas haridusriigis Eestis olla vaid iga koolijuhi ja õpetaja vaheline, näiteks töölepingu teema, vaid see peab olema riiklik teema. Me peame küsima seda, et kuidas see õpetaja kvaliteet ja kui palju me sellest julgeme rääkida, millised probleemid sellega kaasnevad ja mida me julgeme siis teha, kui me näeme, et on vajakajäämisi. 3. punkt on nüüd võib-olla mitte üllatus, aga kindlasti valus tõdemus, et kindlasti hiljemalt 10 aasta pärast tabab Eestit kvaliteetse professionaalse õpetajaskonna defitsiit, sest hetkel meie koolivõrk lihtsalt ei ole see, mida me jõuaksime üleval pidada. Õpetajaskond, kes meil koolis on, ei ole niivõrd motiveeritud, kui me tahaksime ja järelkasv selles mõttes puudub väga paljudes ainetes. Ja see on tõsiselt suur murekoht. Kui õpetajate puudus riigis on nii suur kui täna, tuleb tegelikult kvalifikatsiooniga ja kvalifikatsioonita õpetajate tööle võtmisel palka tuua niivõrd sisse selline vahe, et me mitte ainult ei meelitaks hea õpetaja palgaga õpetajaid kooli tööle, vaid me tegelikult tahaksime ka neid hoida, kes seal koolis on alustanud ja juba 5 aastat töötanud. Vastasel korral me ütleme küll, et tulge kõik õpetajaks, sellepärast et palk on hea ja tõsiselt juba arvestatav on ju ja riik teeb pingutusi selle nimel, et seda tõsta, aga kui me ei võta arvesse näiteks seda, et ilma akadeemilise kraadita inimene, kes koolis töötab, saab samasugust palka kui koolis 5 aastat töötanud õpetaja, siis me devalveerime esiteks nii akadeemilise kraadi, kui me devalveerime ka õpetaja ameti, pluss me süvendame suhtumist, vahet pole ja õpetaja ei muretse enda professionaalse arengu pärast. Ja võib-olla siis lõpuks ka see, et õpetajaameti sees peame me tõsiselt motiveerima neid tippe ja vedajaid. Esiteks ainuüksi sellepärast, et nii tehakse heades valdkondades, nii tehakse ettevõtluses, nii tehakse organisatsioonides, kes tahavad hoida oma tegijaid ja miks siis mitte ka õpetajahariduses, kui me räägime õpetajaametist kui tervikust, me räägime, et see on oluline, siis seda peaksid ka üliõpilased teadma juba, see peaks olema karjääriredelil ja see on üks teema, mis on ka tegelikult hetkel käimasolevates töörühma aruteludes ka tegelikult juba tasapisi sisse tulemas, et see ei ole mingi selline uus asi. Hetkeseis on siis see, et meil tegelikult on õpetajate puudus, kui me sellele lisame sellise vahet pole mentaliteedi, siis me varem või hiljem oleme silmitsi allakäigu ja rahulolematusega, aga me ei taha ju seda. Me tahaks, et meil oleks tervikpilt õpetajast,
me tahaks, et meil oleks julgust ja valmisolekut ja paindlikkust, ehk siis tegelikult lühidalt kokkuvõttes me tahame oodata parimat selleks, et anda parimat, sest igaüks on ju nõus, et te tahate oma lastele ainult parimat. Ja kui me räägime siis sellest tervikpildist elukestvast õppest, millest siin on, siis tulevad kõik need, et ootaks seda arutelu mingil hetkel kusagil nüüd, kus kogu see tervikteema tuleb lauale, mitte ainult õpetajahariduse või siis üksikute kildudena, alates siis asendusõpetajatest ja valikutest, isiklikest arenguplaanidest, transpordisüsteemidest, mis iganes teemad, et need on väga seinast seina täna koolis ja me ei ole õpetajatena tegelikult, ütleme siis nii, et see on muret tekitav, et me peame leidma tasakaalu selle vahel, et andes ja lubades autonoomiat, mille üle me oleme väga rahul ja uhked tegelikult, seda ei tohi ära võtta koolidest ja koolidelt, koolijuhtidelt nii palju, kui neil on, aga kuidas siis toetada, kui see nagu ei toimi, kaasa arvatud õpetajate puhul. Teine küsimus on kvaliteedi kohta. Et kui meil hetkel täna on Eesti riigis selline hea õpetaja kutse taotlemise süsteem, mis on vabatahtlik, siis kahjuks võib see viia selline, et riik ühelt poolt ootab 21. sajandi õpetaja kompetentsi ja ootusi, aga kuna vabatahtlikus vormis on taotlemine, siis kas see rahuldab meid, et hetkel praegu üldhariduskoolide ja lasteaedade õpetajatest siis 0,3% on nagu taotlenud, et kas see on siis nagu meie eesmärk või lisame selle sinna juurde, et on ka 1,8% üliõpilasi ja siis veel mõned õpetaja 5 vana süsteemi järgi, et kas see on see, kuhu me tahame jõuda, et tõenäoliselt mitte. Ja küsimus on siis seesama, et mida teha näiteks sellises olukorras, kus üliõpilane on valmis kooli lõpetama, kuid selgub, et tal õpetaja pädevusi tegelikult ei ole, tekib vastuolu juba ainuüksi täna juriidiliselt, me ei saa talle, või tähendab, meie ei annagi, aga et ühesõnaga, kas talle saab anda siis kraadi ilma õpetaja kutseta, mida tegelikult ei saa anda, kas pigitatakse silm kinni ja lubatakse ta siis kooli, tehes sellega tegelikult karuteene nii talle endale kui ka õpilastele, et need murekohad tuleb tegelikult üles otsida, et siis need, kuidas ma ütlen, et me tehniliselt ei takista ja et me tehniliselt ei tooda nagu praaki, et need kohad tuleb välja otsida. Siis ka see küsimus kindlasti, et milline on see meie vajadus täna riiklikult üldse, see on nüüd koolivõrgu teema natukene ja võib-olla siis see, millest me juba ka rääkisime, et keda me sellega siis petame, kui me nagu seda õpetajaametit ühelt poolt nõus loomulikult, et õpetaja ise, kuidas ta väärtustab, aga teistmoodi, et kas on ka veel selliseid tehnilisi, juriidilisi, mis iganes takistusi, millega me tegelikult nagu devalveerime seda süsteemi, viitan siis eelpool mainitud selle kvalifikatsiooniga kvalifikatsioonita õpetajate palga maksmisele. Ja loomulikult õigustatud ootus on see, et õpetaja on motiveeritud, aga see on seesama, et motivatsioonipaketid on laiem teema, et see on selline terviklikum küsimus. Näide 1, matemaatika, ma lähen siit hästi kiirelt üles, ma ise ei ole matemaatika inimene, aga kui me vaatame, et eksami töö eest võiks kokku saada 110 punkti, aga eelmise aasta 8000 õpetaja keskmine oli 39,9 kitsas ja laias 56,3, siis mina küsin, et kas see on see, mida me tahame. Järgmine näide on nüüd see, mille puhul ma võin pikemalt peatuda. See puudutab väga tõsiselt nii õpetajaks ülikoolidesse minevaid, kui ka tegelikult mis tahes ülikooli valdkonnas õppivaid üliõpilasi, kui on ootus, et ülikooli lõpetab, ta on kindlalt B2 tase, aga kui saadakse õpilane koolist, kelle tase on A2, siis minu küsimus on see, et kus me siis valmistame ette, milles see küsimus on, kas me küsime, et kas siis järeldus 1 on see, et kui neljandik ei ole saavutanud üleüldse isegi mitte põhikooli taset ja 61,6 ei täida selles mõttes ootusi, et nad ei täida gümnaasiumile ette seatud õpiväljundite nõuet, siis kus see mure hakkab pigistama, kas ülikoolis, töökohal, riiklikus sotsiaalsüsteemis, kus see on? Me ei saa vaadata ainult õpetajatele silma ja öelda, et see ei ole õpetajate kvalifikatsioon, siin on nagu 10 erinevat teemat, aga õpetajate kvalifikatsioonile vastavus on üks osa nendest. Näide 3. Kui meil hetkel täna on siis õpetajaid koolis 14 000, siis ainult üldhariduskoolil hetkel 14 581 õpetajat, ametikohtade arv 12 000 ja mõned peale,
siis kvalifikatsioonile vastavate ametikohtade arv on 10 961 ja ma saan aru, et siin tuleb see statistika mängu ja tegelikult, kuna me räägime nii suurtest arvudest, siis justkui terviklik ülevaade puudub ka sellest, et kui palju siis vastavad kvalifikatsioonile ja kui paljud mitte. Aga see murekoht, et kas me saame siis järeldada, et 10% ei vasta kvalifikatsioonile? Või kui me vaatame, et see ametikohtade ja õpetajate arvu vahe on nagu veel suurem, et kui ma nagu teeks lihtsa matemaatilise lahenduse, et kas ma lisaks siia veel 17%, et siis ma ütleks lausa, et iga 3. õpetaja on ju. Et see oleks, või iga 4. on ju, et ütleme, et see on nagu tõesti muret tekitav veel suurema murekohaga. Ja me võiks siis öelda, et samal ajal, kui me täname õpetajaid seni tehtud töö eest, siis mõelgem ühiselt seda, et kuidas neid täna koolis töötavaid õpetajaid motiveerida nii oma tööd tegema, et nemad omakorda motiveeriksid neid noori, kellega nad kokku puutuvad, et nad tahaksid õpetajaks hakata. Samas, kas me oleme rahul kellega iganes klassi ees, mida me teeme nende koolidega, kellel ei ole kvalifikatsioonile vastavaid õpetajaid klassi ette saata, kas me tekitame siin sellise ebapopulaarse küsimuse, et hea, et kool on lähedal, aga kas me tahame ka küsida, et kes seda klassis õpetab ja kelle asi on õpetaja kvaliteet. Ja ainult ma seda ette ei loe, aga haridussüsteemi välishindamisest on välja toodud, te kindlasti olete kuulnud nii OECD kui ka McKinsey raportit, et õpetaja kvaliteet on kõige olulisem õppeedukust mõjutav tegur ja ka hariduse kvaliteet on olulises seoses õpetaja töö kvaliteediga. Ja kui siis maailma targad julgevad järeldada, kas meil on julgust, oskust ja pealehakkamist, et tegutseda. Aitäh, ma vabandan, et ma läksin minut aega üle. Aitäh hea ajast kinnipidamise eest. Head kolleegid, kõigis nendes ettekannetes, mis me kuulsime, ma pean vajalikuks öelda paar sõna iseenda poolt juurde. Mitmes ettekandes käisid läbi sarnased motiivid ja üks neist oli see, et õpetajaharidust tuleks vaadata kui tervikut, mitte ühte või teist kildu. Ma julgen teile lisada, et kultuurikomisjon vaatab teda kui kildu ühest hoopis suuremast pildist ja me oleme haridusküsimusi käsitlenud küll eraldi viimati näiteks kutseharidust, kus terve rida neid kriisi või läheneva kriisi indikatsioone väljendus täpselt samuti nagu ka tänases loos. Ma tahaksin parafraseerida ühe targa Eesti memme lauset, tuginedes ühelt poolt selle memme mõttele ja teiselt poolt enda enam kui 40 aasta pikkusele õppejõu kogemusele. Ja see lause kõlab nii: ma unistan sellisest haridussüsteemist, millisest ma teie aruannetes kuulsin. Kui hästi meil on asjad tehtud. Ma tõesti unistan sellest. 1994. aastal evalueeriti Eesti kõrgkoole, sealhulgas õpetajate koolitust ja põhiline etteheide oli see, et Eestis nii hariduses kui õpetaja koolituses on palju teadmisi, aga oskuste pool on nagu veidi nõrk. Kui ma vaatan, mis tänapäeval räägitakse, siis tuleb välja, et isegi praktikal me palju kuulame, aga me tundi anda siiski väga veel ei oska. Tulevad kohati sarnased asjad välja. Ma olen üsna kriitiline ka väga paljude uurimuste suhtes, mis on tehtud pedagoogika valdkonnas, aga ühiskonnateadustes laiemalt. Ma julgen teile öelda, et uurimustes, millest peaksime lähtuma töö kujundamisel, on isegi ajaloolase jaoks ajalugu liiga palju. Me oskame panna hinnet sellele, mis oli tehtud. Tulevikuvisiooni, tegelikult selliste küsitlustega ei saagi, kes on näinud elu, aga mitte kõigi ülesanne ei ole visiooni luua. Õnneks pedagoogikateadlased on hakanud vaatama siiski tulevikku ja sellest tegelikult teile kiitust. Aga ma meelega ei taha liiga palju kiita täna, vaid tahan rääkida mõnedest kitsaskohtadest. Aga siiski üks repliik veel. Eelmise Riigikogu kultuurikomisjoni koosseisu ajal meile tutvustati, täna käis ilusasti läbi, et haridus on tervik, alates lasteaiaharidusest. Ja mul on kummaline teile öelda, et eelmise Riigikogu kultuurikomisjoni koosseisu ajas tutvustati meile ühte lasteaia koolituskava või metoodikat, mis oli nii hea, et see oli maha kirjutatud juba 1895. aastal Eestimaa rahvakoolide direktori poolt. Meie tänane kava oli nii hea, et juba 1895 kirjutati see peaaegu sõna-sõnalt maha. Nii palju siis teadusest ja haridusest. Mulle väga meeldis ja just selles rollis, kultuurikomisjoni esimene, meeldis
Margit Timakovi ettekanne just selles mõttes, et mida meie ootame. Ma nüüd räägin ka meie salaprotokolli punktid ära. Meil on 2 rolli. Kultuurikomisjon ühest küljest peab reageerima selle, kui midagi on kuskil halvasti, siis me oleme nagu mingi kohtunike kogu või mingi hindajate kolleegium. Kuid hoopis rohkem ootab riik meilt seda, et kui kuskil on midagi halvasti, et kas me oskame siis kaasa aidata, kuidas parandada otsustussüsteemi. Ka teie kogu vaadates me natukene oskasime ette prognoosida, kes umbes millest räägib, mitte ainult teema, vaid ka sisu osas. Sest kõik me oleme rollimänge mänginud. Meie roll on saada kriitilist informatsiooni, mis peaks aitama süsteemi parandada. Koos Haridus- ja Teadusministeeriumiga meil on soov kriisi ennetada ja teha asja paremaks sisulise töö poolest. Just selles mõttes olid need kriitilised asjad täna meile hästi vajalikud. Kuna ma ei ole ettekandjana kirjas, siis ma ettekannet ei tee, kuigi kirg on suur, ikkagi 40 aastat kooliõpetaja olnud. Ma arvan, et siin mõnel kolleegil on samasugune õpetaja kogemus, aga vastavalt meie reglementile tuleb praegu küsimuste voor ja Laine, palun esimese küsimuse au. Nii, suur aitäh kõigepealt kõikidele ettekandjatele, et tõesti mul tekkis nagu kerge déjà vu ausalt öeldes. Päris mitmed teemad olid sama 2013 justkui ka üles tõstetud ja võib-olla minu selline küsimus või retooriline, mida ma tegelikult konkreetselt kellelegi ei esita. Mina tahaks teada, et mis on selle 4-5 aasta jooksul siis käega katsutavalt muutunud, et tegelikult probleemid ja küsimused olid nagu samad. Me siin kultuurikomisjonis, ma küll ei olnud komisjoni liige, aga ma käisin seda õpetajakoolitust eraldi kuulamas, see pakkus huvi. Et selles mõttes on nagu keeruline, et me tõstatame neid küsimusi, aga me ei suuda nagu midagi paremaks teha, tundub, et pigem halvemaks. Et mul on nagu, ma ei teagi, kes seda täpselt vastata oskab. Kõigepealt on mul selline küsimus, et õpetajate supervisiooni küsimus, et Margit Timakov natukene võib-olla siin seda teemat küll mitte nii otseselt, aga kaudselt puudutas, et kui me kiidame, kõrgkoolid mõlemad kiidavad, Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool, seda õpetajakoolitust ainekeskselt, siis minu meelest on täna kõige suurem probleem ikkagi selles, et õpetaja põleb läbi. Ja kui me küsime, et mis see on, miks tuleksid noored kooli ja ainult seda imagot kaunistada pole võimalik, et see rahulolu ja õnnetunne on ka aasta lõpus, kui lapsed lõpetavad, mida saavad kõrgkoolid teha oma õppekavades, et rohkem pöörata tähelepanu supervisioonile ja sellele õpetaja ettevalmistusele psühholoogilises mõttes, et haridusministeerium ka puudutas seda korraks. Ja teine küsimus, mis mul on ka kõrgkoolidele, kas see didaktika ja meetodid, mida te õpetate, võimaldavad ka näiteks seda eesmärki, et vene koolides eesti keeles õpetades paremini hakkama saada või kui eestlased, rahvuselt eestlased lähevad vene kooli, et ka aru saada, et seal on teine kultuur, ütleme, et aru saada ja paremini nagu aklimatiseeruda selles teises kogukonnas, ka selleks vajab õpetaja tuge. Ja me räägime rajaleidjatest, kes justkui aitavad õpilasi. Ma küsin, kes aitab õpetajat meie süsteemis? Minu meelest mitte keegi. Kas saavad teha kõrgkoolid midagi oma ainekavadega? Nii, palun, Tartu Ülikooli esindajad hakkavad vastama. Võib-olla me alustame siis kolleegid tulevad appi. Et ma tajun juba sellist vastandumist, et ma arvan, et see on ebaterve, et see on lihtsalt meie kõigi ühine suur soov õpetajakoolitust, õpetajaharidust edendada ja siin ei ole vaja nagu vastanduda, et me peame panema pead kokku, see on esimene asi. Siis oli küsimus, et mida on tehtud ülikoolides, et 2012 oli sama jutt nagu täna. Tartu Ülikoolis on tehtud väga palju. See, millest Aadu Must rääkis, et õpetajakoolitus oli liiga teooriakeskne, täpselt sellest punktist me alustasimegi ja 2013 viidi sisse väga ulatuslikult reformid. Meil on uus õpetajakoolituse alusmoodul, täiesti uutel alustel ained,
praktika kasvas tohutult aineõpetajate ettevalmistusel, et selles mõttes, et meil tegime kannapöörde õpetajakoolituses 2013 ja 2015 esimesed lõpetasid, viisime läbi uuringu, saime väga palju tagasisidet, et selles mõttes, et on ikka küll midagi vahepeal tehtud ka. Mida siis üldse veel saab teha või mis see võti siis on? See ongi see, et meil peab olema õpetajakoolitus võimalikult realistlik ja võimalikult hästi ette valmistama reaalseks õpetajatööks ja seda me püüame tõesti teha. Nüüd see, miks õpetajad ei tule koolis toime selle tohutu tööpingega, on ühelt poolt ka sellepärast, et õpetajatel on väga suur töökoormus. Meil puudub Eestis karjääriredel õpetajatele. Meil on tohutu koormus neil ja meil ei ole võimalik seda ressurssi, mis koolis ka tekib tänu sellele, et professionaalse arengu käigus lihtsalt osad õpetajad edenevad edasi, neil ei ole võimalik võtta uusi rolle, et selle kaudu siis õpetajaskonda kooli laiemalt nagu toetada, et see tundide koormus, mille järgi ka juhid tihti siis peavad orienteeruma, on lihtsalt väga kõrge. Et ühel poolt loomulikult meie seda teemegi, püüame realistlikumaks õpetajakoolitust muuta. Oleme püüdnud praktikat sisse tuua, praktika ei ole teema, täna nagu Tallinna Ülikooliski paistis. Täna me tegeleme sellega, et praktikat on vaja ka analüüsida, häid näiteid on vaja, mitte ainult seda enda isiklikku praktikat, et see on nagu selge, aga me peame nagu laiemalt tegelema suuremalt sellega, mis Eesti koolist üldse saab, kas meil on mingisugused stsenaariumid selleks olemas, mis 10 aasta pärast saab, kui see 40 keskmiselt õpetaja, kes on täna 48-aastane, on, ma ei tea, 55-aastane. Mis me siis teeme? Et meil on vaja sellist pilti, nagu süsteemset pilti selle jaoks. Aitäh, ma pean kiire vahekommentaarina ütlema, et rünnakut ei olnud. Aga meil ongi kokku lepitud, et me küsime asjast. Ja kui vahel mõni asi tundub provokatiivsena, natuke provokatiivne ongi selleks, et saada häid ideid ja ühe hea idee te käisite välja, milleni pärast tagasi tuleme, see on õpetajate kutseastmestik, mida kaotati ja nii edasi. Aga Margus Pedaste jätkab, palun. Et kui juba mikrofon lahti, siis just nimelt ühesõnaga, et mul on ees need 10 soovitust, mis Riigikogu kultuurikomisjon tegi 2013 ja ma julgen nagu väita, et me võime muidugi minna palju konkreetsemaks, aga mulle tundub, et kõik need soovitused on tegelikult nagu ellu viidud. 2014 nii ülikoolid kui HTM tegelikult tegid ülevaate ka, igaüks ükshaaval, eks ole, sellise pikalt, et kuidas need asjad on tehtud, et tõepoolest ühesõnaga, et see on nagu müüt, et meil täna on nii, me koos arendanud tegelikult Tartu Tallinna Ülikoolis ka õppekavasid, et meil on nii-öelda praktika kauge või et õpetajad ei saa nii-öelda oskusi ja täpselt sama on see, et mis ma tooks nagu ühe võtmise juurde, mis nagu näitab seda nagu kvaliteeti, aga jällegi ma nagu nõus sellega, et me ei pea minema nii-öelda enesekiituse teed mööda, aga et on õpetajate tagasiside, kes täienduskoolitused käivad, tegevõpetajad. See on enamasti niimoodi, et 100 palli skaalal 97 punkti. On see 97% ütlevad tegelikult, et see on ülihea, mida nad tegelikult nagu saavad. Et see on see, mis nagu minu arvates nagu aitab nagu edasi. Meil on probleemid, püüdsime välja tuua, meil on kindlasti nagu see, mida näitab eelmise aasta lõpust Centeri uuring kaasava hariduse osas. Me ei ole saavutanud oma poliitilisi eesmärke, mis PGS-i on sisse kirjutatud, et meil tegelikult on täna vähenenud tavaklassis õppivate erivajadustega õppijate hulk, osakaal, ja see on see, mis on meie ühine nii-öelda selline suur mure täna. Teiselt poolt tõepoolest, ütleme see karjääriredeli küsimus ja õpetaja koormuse küsimus, kus me nagu näeme ka, et kõik ei ole võimalik mahutada ka õpetaja esmakoolitusse ja seepärast ongi täienduskoolitust vaja koos vaadata. Kindlasti küsimus oli nii lai, et Tallinna Ülikool tahab juurde öelda. Palun. Jah, ma ei tea, töötab mikrofon. Ma kommenteeriks juurde, et tegelikult ilmselt see küsimus on ka selles, et me Tartu Ülikooliga teeme tõesti väga tihedat koostööd, et enamikele asjadele ma noogutan kaasa. Ja Tallinna Ülikoolis täpselt samamoodi, et siin olid need õpetaja toimetuleku teemad ja läbipõlemine ja muud sellised asjad. Et see, mida Tartu Ülikool tegi 2012 ja 2013, kui te oma selle uue mooduli välja töötasite, siis Tallinna Ülikoolis nüüd esimesed tudengid võeti 2016 sellisele uuendatud moodulile. Ma julgen väita, et meil ei ole sellised
läbipõlemise ennetamisega ja üldse õpetaja enesetunde ja muude sääraste valdkondade teemad sees, mitte ainult siis nii-öelda sellises võib-olla ainetes, vaid ta on lõimitud ka praktikasse. Ehk et see, et nad läbivalt kogu õppe jooksul käivad praktikas ja oskavad jälgida ja tähelepanu pöörata sellistele asjadele, et see on täna täiesti reaalsus. Meil ei ole veel lõpetajaid, aga meil nüüd esimene õpetajate lend lõpetab siis järgmisel aastal. Jah, nii et see on, see on täiesti töös ja me ikkagi vägagi teeme. Please. Okay, thank you. This question about how to support the teachers from the psychological burden and support their well-being. I talked about the changed approach to learning and how we like to understand this as more collaborative way of both teaching and learning. And I think this is also one key, that if we are able to build in our teacher education more collaborative ways of studying, then the future teachers will learn that collaborative way of working, and I think that this can help the teachers in schools or it can help them, it can prevent burnout when they develop the schools together, if they can develop a culture where problems are solved together and discussed, and I think it all boils down back to the school culture and what kind of school culture we are able to support, but really I think one key is to support collaborative ways of working. Thank you. Thank you very much. Õpetajate pool, palun, Margit Makov. Ja ma väga toetan seda, et kindlasti üks algus on loomulikult see koostööni õppimine, aga sellele või koostööni tegutsemine koolis ja õpetajate õppimine, ma mõtlesin, ja siis õpetajate poolt ka siis õpilastesse selle koostöise õppimise juurutamine. Aga ma tahtsin korra selle supervisiooni juurde tagasi tulla, et me oleme teinud esimesi samme selleks, et coachingu ja supervisiooni ühinguga seda vaadata. See on äärmiselt ajamahukas, äärmiselt nii-öelda kallis protsess, et seda õppida, aga äärmiselt vajalik. Ja ma tahaks öelda, et üks asi, mis hetkel täna seda toetab, on seesama, et õpetaja ise eneseanalüüsi läbi ennekõike, kui ta saab supervisiooni ja ta ei ole võimeline supervisiooniis maksimaalselt kaasa lööma, kui ta ei oska ennast ka analüüsida ja ta ei ole nagu ennast juhtiv, et tegelikult kutse taotlemine on see, mis suunab õpetajate eneseanalüüsile läbi professionaalse arengu, ja seeläbi ma olen nõus sellega, et meil puudub karjääriredel, aga kindlasti julgustuseks ja kinnituseks võin öelda, et meil tegelikult ei ole ära kaotatud kutseastmestikku, et meil on olemas õpetajad, vanemõpetajad, meisterõpetajad, mis on tegelikult see, mis võimaldaks seda tegelikult, kuidas ma ütlen, kui hästi välja mängida, siis võimaldaks seda karjääriredelit, et see vajab välja töötamist. Nii, jah, palun. Aitäh, võtaks siit kohe Margitilt edasi sõna ja kuna sellest karjääriredelist on praegu olnud väga palju juttu, siis see on olnud tõesti teema, mida me ka Õpetajate Liiduga oleme arutanud eelmine aasta ka lepingut tehes, toetust andes, oli see üks valdkond, mis õpetajate liidule sai kokku panna ja küll see siis ka valmis saab loodetavasti. Samas me oleme alustanud ka, mida varasemalt räägiti siin see töötasude diferentseerimisest, ka selles osas astunud samme, loodud on töörühm, mis praegu toimetabki sellega, et töötada välja erinevad mudelid töötasu diferentseerimisteks. Aitäh. Järgmine küsimus, Joko, palun. Peaaegu, et nende viimaste sõnavõttudega tegelikult sain vastuse, aga nagu selline üldmulje jäi, et see, mis ülikoolides tehakse, on tegelikult väga nii-öelda ajakohane ja lihtsalt nüüd tuleks võtta justkui nagu see järgmine samm ja teha need järgmised ettepanekud, eks ole, et visioneerida, kuidas me siis tõesti 10 aasta pärast hakkama saame, kui me siin niivõrd hästi oleme need probleemid täna sõnastanud, aga küsiks siis võib-olla täpsemalt veel selle nii-öelda tippude motiveerimise kohta. Et mulle tundub, et see on hästi oluline teema ja seesama inimese enda, õpetaja enda pidev areng ja see, et ta jääks nii-öelda kooli juurde. Et kas on ka mingeid selliseid riske, et ütleme ühest küljest see moodne õpikäsitlus võimaldab ju ka kaasata inimesi tegelikult väljast, eks ole, et kas seal on ka riske, et me nii-öelda lükkame eemale koolist mingid inimesed, kui meil on väga selged need nii-öelda, kui meil oleks näiteks kohustuslik kutse nii-öelda süsteem, eks ole, ka õpetajate jaoks.
või on seal pigem võimalusi just selle nii-öelda motiveerimise mõttes ja kas nüüd lisaks sellele, mida Haridus- ja Teadusministeerium siin viimasena kommenteeris, ehk siis, et ma saan aru, et nende teemadega tegeletakse, et seda süsteemi luua, on seal veel mingisuguseid meetmeid, millest me veel ei ole kuulnud? Aitäh! Ma võin vastata nii palju, et me tegelikult eelmisel aastal töötasime välja sellise asja nagu meisterõpetaja kontseptsioon, mis nägi väga palju neid vastuseid, et see on nagu, kuidas ma ütlen, avalikkuse ette toomiseks vist nagu toores, sest et sellel puudub nagu see reaalne rakendusvõimalus on, aga me tegeleme sellega koos ja Haridus- ja Teadusministeeriumile seda on ka nagu tutvustatud ja tegelikult liigume selles suunas edasi, mis näeks ette nüüd seda, et see meie mõte on, et need tipud, kes tegelikult vajavad natukene enamat siis kui ainult tunni andmist, on ju, ütleme, nende võib-olla sisemine motivatsioon on ju ja ütleme selline eneseteostus ootab seda, et nad saaksid midagi rohkemat teha, kas siis osaleda õppematerjalide väljatöötamises, koostöös ülikoolidega, üliõpilaste ettevalmistamises, täiendkoolituses, mis iganes, et väga erinevad sellised tööülesanded või siis ka koolisiseselt on ju juhtimisülesannete täiendav saamine, andmine, täitmine, et me näeme, et need tipud peaksid jääma sinna haridussüsteemi sisse, et nad ei kaoks ära. Küsimus on lihtsalt selles, et kui me võib-olla kõige kergem on seda tuua seeläbi, et kui me olime mõned ajad tagasi, mõtlesime väga ainekeskselt ja meil olid need klassiruumid lahterdatud, ütleme selliste kindlate seinte ja ustega suletult, et siis me täna mõtleme samamoodi ka tegelikult nagu koolis töötava õpetaja peale, kes on seal selles konkreetses koolis. Ja nüüd, kus see probleemkoht tuleb, on see, et see konkreetses koolis töötava õpetaja, milline huvi on tema koolijuhil, milline huvi on tema koolipidajal nii-öelda anda selle õpetaja aeg, teenuse üldise haridussüsteemi heaks ja hüveks ja kes selle töö kinni maksab. Ehk siis see on tegelikult see küsimus. Nii, palun, Margus Pedaste sõrm oli vist pool sekundit enne. Okay. Hästi. Ma tahtsin seda öelda, et siia juurde just nimelt nende kutsestandardite kontekstis on nagu kõik selged, et see on ka, mis on viimase 5 aastal nüüd tegelikult nagu tehtud, paljud siin samas laua ümber istujad tegelikult nii-öelda koos arendanud, et mis see mõte seal on olnud, on see, et meil on tegelikult 4 erineval tasemel olevat kutsestandardit. Enne seda oli õpetajal 1 kutsestandard ja seal oligi mõte, et see nii-öelda alustav õpetaja peab eelkõige keskenduma õpilasele, ja mida edasi ta jõuab, vanemõpetaja, meisterõpetaja, tema rolliks saab rohkem teiste õpetajate toetamine õpikogukondades, ka õpiprotsessi uurimine, materjalide arendamine, kõik selline tegevus. Et ka see sama supervisioon, coaching, mis iganes, eks ole. See reaalselt ei ole täna tegelikult nagu hästi rakendunud, kui ma aus olen, eks ole, teised noogutavad. Ja see on see koht, mille koha peal direktorid, meie partnerid ütlevad, et neil ei ole selleks raha. Et raha on see, mina ei tea täpselt ühesõnaga, mis selle taga kuidas on, aga nad ütlevad seda, et neil ei ole raha, et maksta oma õpetajatele see miinimumpalk. Me oleme riigina püüdnud, eks ole, liikuda kogu aeg kõrgema miinimumpalga suunas, aga neil ei ole nagu piisavalt vahendeid selleks, et seda palka diferentseerida vastavalt ülesannetele ja jätta nendele nii-öelda tippudele ka tõepoolest, ütleme see, rohkem vaba aega tegelemiseks siis nende muude ülesannetega ja paljudes koolides kahjuks täna meil ikkagi on veel, juhitakse, eks ole, läbi antud tundide arvestamise kogu seda palgapoliitikat. Väga hea on siit kohe üle võtta ja seesama juba just minu eelmises kommentaaris nimetatud töörühm tegelikkuses hõlmabki endas nii õpetajate esindajaid, koolijuhtide esindajaid, pidaja esindajaid, ministeeriumi esindajaid. Ja ma julgen öelda, et tegelikult see diferentseerimine on ka täna võimalik, see on juhtimisjulguse küsimus ja see on selle küsimus, et kas sa juhina teed otsuseid või mitte, et see on kindlasti nagu üks vaade. Siis, aga see on oluline teema ja seda me kindlasti peaksime jõudma aasta lõpuks siis selliste mudeliteni, mida me koolidele pakume. Me ei tee ühte kindlat mudelit, mida kõik peaksid rakendama, vaid just sellest samast enda pedagoogilisest kontseptsioonist, mis koolis on. Selle põhjal saavad koolid siis ka valida need tasude diferentseerimise mudelid. Aga ma tahaks veel korraks tulla tagasi ühe teema juurde, mis puudutas just selle tippude motiveerimist, mille kohta ka see küsimus oli algselt. Ehk et täna on ju tegelikkuses, kui õpetajaametisse tahta tulla ja olla kvalifitseeritud õpetaja, siis õpetajaametisse sisenemiseks on kutse kohustuslik. Ilma kutseta tegelikult ei saa täna tulla enam ja olla nagu kvalifikatsioonile vastav. Et see on nagu üks aspekt.
Aga tulles tagasi ka selle sõnavõtu juurde, mida ma eelpool tegin, et need kavandatavad põhikooli ja gümnaasiumiseaduse muudatused, mida me siin oleme siis ette valmistamas, tähendaksid ka seda, et meil oleks võimalik anda õpetajatele stipendiumeid selleks, et nad saaksid võtta selle sabati või selle vaba semestri ja see saaks kompenseeritud, et see ei tekitaks seda kohta või seda pudelikaela, mis meil täna on, et kes selle siis kinni maksab, et see oleks nagu üks selliseid nagu kiiremaid ka võimalusi sellel teel liikuda. Aga mida ma veel tahaks siia tõstatada, me räägime küll sellest, et õpetajaskond vananeb, aga tegelikult see kogu ühiskond vananeb. Ega siis see ei puuduta ainult õpetajaid. Ehk et me peame mõtlema selle ameti osas ka sellele, et kuidas seda ametit teha ka eakamatele inimestele sõbralikuks. Ehk et töötatakse järjest kauem, see on reaalsus, nii et 10 aasta pärast ma arvan, et meil seda katastroofi ei ole, lihtsalt me peame need asjad vaatama selliselt üle, et meil on vabad ametikohad, kuidas meil vabad ametikohad tekivad, kui meie inimesed järjest kauem töötavad, on kindlasti üks küsimus. Ja kuidas saaksid inimesed, kes tahavad töötada kauem selles ametis, ilma et nad läbi põleks, vaid et nad oleksid toeks alustavatele õpetajatele. Aitäh, lausa provokatsioon, ma tahan vahele öelda, et minu ema oli 50 aastat kooliõpetaja. Mul on küll kirjas siin veel Aadu ja Laine ja nii edasi, aga esimest küsimust ei ole ära saanud küsida veel Toomas ja Krista, nii et me jätame ennast lõppu jälle. Toomas, palun. Nii, aitäh. Hästi palju tahaks kõnelda ja küsida, aga ma katsun lühidalt. No ei saa lühidalt. Kõigepealt seda, et selles ma olen hästi nõus, et ma vana süsteemi kohaselt olen juhendanud koolis umbes 20, ma arvan, tulevast õpetajat ja uue süsteemi kohaselt küll ühte tähendab selles mõttes. Ühelt poolt on võrdlusmaterjal napp, aga on vahe tähendab, on väga oluline vahe ja juba see, et kui vana süsteemi koha pealt tulid õpilased kooli ja koolis näiteks oli perioodsüsteem, sellel perioodil võib-olla teatud klassi üldse ei olnud, ütleme, olema 12. klass ainult, et ta oli väga palju jäi nägemata, väga palju jäi kogemata. Ja teistpidi selle motivatsiooni koha pealt, ma ei saa ühte näidet oma põhitöö kohast Dresnerist toomata jätta, et just nimelt, et kuidas noored kaasata ja vananeva õpilase pensionipõlve natuke edasi nihutada. Näiteks see sama klassi juhatamine on nii, et noorel on ta raske, aga ta on ka raske vanale õpetajale. Ja meil viidi sisse abiklassi juhatajad, on üks põhiklassi juhataja ja on siis noor, keda saab natuke suunata. Paljusid asju klassiga ongi tunduvalt lihtsam kahekesi teha ja ka vana õpetaja on seal reeglina mõnes kombinatsioonis juures, et tema tahab ju ka ikkagi mõne õpilase muret lahendada. Aga küsimus selline, nii palju kui minu kogemus ütleb, seesama, kui on juttu läbipõlemisest või õpetaja motivatsioonist, millest täna palju juttu oli, tegelikult hästi oluline on see, et õpetaja tunnetab, et see töö, mis ta teeb, on mõtestatud. Et ta teeb mõtestatud tööd. Nüüd, aga mida õpetaja teeb, ta õpetab ja selle aluseks on õppekava, ainekava. Et kuidas teile tundub, et kas need praegused ainekavad, kas seal on ka mingi vahe, ütleme, loodusainetel, matemaatikal, keeltel, et mulle kuidagi on koolis tundunud, et teatud ainevaldkondade õpetajad tunnevad oma tööd nagu enam mõtestatuna kui teised. Et kuidas teile tundub, et kas need ainekavad on hetkel sellised, et õpetaja tunneb, et ta teeb mõtestatud tööd ja kas seal on ka ainevaldkonniti teatavaid erinevusi? Ja aitäh, jah. Nii, palun, kes tahab sellele vastata? Toomas võib alati küsida ja võib vastata ka, aga palun Margit Timakovile vastuseks sõna.
jaa, aitäh, et ma jäin kohe nagu mõttesse, et kas, kui õpetaja mõtestab enda tööd läbi ainekava, et siis on mu meelest natukene kusagil midagi veidi nihkes, aga et millele see, noh, ütleme, et see küsimus võib viidata mitmele erinevale asjale, et kui me räägime sellest, et kas on teatud ained justkui, mida siis, ma ei tea, tähtsustatakse teisel moel, on ju, või me räägime eksamiainetest või ütleme, et see on üks teema, või üks tee läbi, mida võiks seda arutada edasi, on ju. Aga mina julgeks küll öelda, et see oleneb ikkagi väga palju õpetajast ja väga palju koolist, et kes kuidas mõtestab, et mina täna küll ei näe, et ainekava seaks õpetajale piire enda töö mõtestamiseks. Et me võime rääkida, et ainekavades võiks olla muudatusi ja me võib-olla võiks rääkida sellest, et mõned ainekavad on ülepaisutatud, on ju, ja vajaksid natukene koondamist ja me räägime võib-olla sellest, et üks või teine asi annaks ühendada, aga ma julgeks kahelda selles, et ainekava pidurdab õpetajat tema töö, ma ei tea, siis maksimaalsel avaldumisel, on ju, või siis sellel mõtestamisel. Sest täna ma julgeks küll ka seda öelda, et üldpädevused õppekava üldosas, on ju, annavad tegelikult õpetajale ikkagi väga suured võimalused teha nii kõike seda, mida ootab 21. sajand, on ju, millised väljakutsed ja probleemid on, et võimalusi on rohkem, kui me julgeme neid täna tegelikult nagu rakendada. Aitäh, palun. Thank you. I'm not sure if I understood your question correctly, but it certainly triggered some thoughts. And there has been discussion of what motivates the teacher, and there have been mention of some external motivators, and we also need to remember the internal motivators and keep these in mind, that how can we make the teaching profession such that it is perceived as inherently rewarding in itself. And then I think if we manage to do that, then it doesn't, the subject itself doesn't really matter, because the teacher will eventually have an approach of agency. I talked about agency earlier on, and a sense of ownership and a sense of responsibility for developing the profession, not just executing it. And I think that is the inherent internal kind of motivation, and it's a big challenge how we in teacher education, how we can do that. But I think that there are ways that we can promote that kind of approach and attitude towards teaching, and it is through involving both teacher educators and student teachers in real school life to help them get involved through action research projects and things like that, and I think that is the way to build up the agency, the ownership, and eventually the internal motivation. Thank you. Thank you. Palun, jah. Aili Leien olen mina Tartu Ülikoolist. Et tegelikult see küsimus sai, võib-olla selle küsimuse tuum on rohkem selle koha peal, et kas osade ainevaldkondade õpetajad tunnevad ainet rohkem. Aga see oli kuidagi see oli nagu esitatud alguses õppekava ainekava kontekstis, siis see minule seostus hästi palju autonoomia teemaga. Margus saab rääkida võib-olla täpsemalt, et kuidas meil aine tundmisega on. Ma olen tavaliselt alati pigem rääkinud sellest, et meil on vaja, et õpetajatel oleksid aineteadmiste kõrval. Mul on ettepanek mitte minna spetsiifiliste ainete õppekavadesse tundmisse. Okay. Aga selles mõttes, et see, mis nüüd praegu Eerika rääkis, sellest edasi. Me teame väga paljudest erinevatest uuringutest, et õpetaja autonoomia on üks põhiline teema, mida meil on vaja toetada. Ja mõnes mõttes on õpetajate puhul, kuna meil on õppekava, ainekavad, siis õpetajad mõnikord tajuvad, et nende autonoomia on piiratud. Sellepärast, et nad tajuvad, et see on ette kirjutatud, et nad ei saa ise otsustada, mida nad õpetavad. Aga samas õpetajate kaasamine sellesse protsessi, kuidas ainekavasid, õppekavasid välja töötatakse, ka koolis tegelikult on ju ruumi rohkem, kui meil oli 5-10 aastat tagasi. Et see on ka nüüd minu jaoks minu meelest üks koht, kus me saaksime ka
seda rohkem karjääriredeliga siduda. Et selles mõttes, et see teema on oluline, aga tihti on meil ka selline olukord, et seda autonoomiat oleks tegelikult rohkem, kui õpetajad tajuvad. See oli nagu see point, mis ma tahtsin öelda. Aitäh, Astrid Silding, palun. Ma leian, et see on nüüd see koht, kus kaasav haridus tuua sisse. Et kui Toomas Jürgenstein küsis, et kas ainekavades on mingisugune erisus või õpetajate vahel või õpetajate suhtumises või õpetajatesse suhtumises, siis ma toon siia nüüd sellise näite, kui näiteks on 24 õpilast tavaklassis ja seal on 2 õpilast lihtsustatud õppekavaga, mis on tegelikult 2 täiesti erinevat metoodilist lähenemist. Ja kui nüüd see õpetaja on seal üksi selles situatsioonis, hea on, kui ta on saanud täiendkoolitust, näiteks, et kuidas seda lihtsustatud õppekavaga last õpetada, siis pole veel väga viga. Aga kui on niisugune olukord, et ta tegeleb selle suure klassiga, aga ta täpselt ka ei tea, mis selle lihtsustatud õppekavaga lapsega peale hakata, et see kõlab väga lihtsalt, lihtsustatud õppekava, aga oma olemuselt tähendab see seda, et see, mida õpetaja õpetab seal oma aines parasjagu, tuleb sellele lapsele väga selgelt ära seletada. Et see ei ole mitte lihtne, vaid see tuleb lapsele arusaadavalt ära seletada ja tegelikkuses tähendab see seda, et see õpetaja valmistab ette 2 tundi konspekti. Üks on 22 lapsele ja siis üks on, loodame, et need 2 last on enam-vähem siis selliselt ühel tasemel, et ta ei pea veel 3. tegema, et vastavalt erisustele. Siin on nüüd see probleem, kus küll need õpetajad, kes on sellises olukorras, et nende töökoormus on kindlasti palju suurem ja teiseks on nüüd see, et kuidas ta sellega toime tuleb. Kui ta tuleb toime, on väga hästi, aga kui need 2 lihtsustatud õppekava last on väga rahulikud, lihtsalt joonistavadki, aasta otsa joonistavadki, nad ei sega kedagi ja kuidagi see 3 võib-olla ikkagi tuleb neile ka. Aitäh, tegelikult läks juba teisele ringile natukene. Jah, aga lõpetab selle ära, et siis on tegelikult siin on see õpetajate suhtes on väga keeruline olukord ja ka nende 2 lapse pluss veel 22 lapse suhtes. Aitäh ja lühirepliik veel Margus Pedastel. Hästi lühidalt lubasin, et 2 mõtet. Enesetõhusus Talise uuringu järgi Eesti õpetajatel võrreldes teiste riikidega on väga-väga madal. Eesti õpetaja sageli ei usu, et ta saab asjadega hakkama, sealhulgas ütleme HEV-õpilaste aitamisega. Teine asi, mille osas saab Riigikoguga vaadata, seadusandlus väidetavalt käsitleb erinevalt rahaliselt HEV-õpilasi eriklassis ja tavaklassis. Ühesõnaga praegu on soodustatud nii-öelda poliitiliselt tavaklassidesse erivajadustega laste kaasamine, aga rahaliselt eriklassidesse suunamine. Et see asi tuleks ümber vaadata. Lühirepliik. Jah, lihtsalt vastuseks, et kogu HEV-õpilaste rahastamine on ümbervaatamisel, nii et Margus saab natukene maas. No aga kus ta peab teadma? Kohati me kuuleme ka kultuurikomisjonis, et ministeeriumil on mõte midagi kooskõlasta, aga meie veel ei tea. Ja see on natuke õnnetu variant, sest pärast me kirjutame teile kirja, millest alustada, kui reformi tehakse. Aitäh. Küsimuse järg on jõudnud lõpuks ometi Kristani. Aitäh. Ma ei hakka ei kommenteerima ega oma mõtteid avaldama, sest aega lihtsalt ei ole. Mul on konkreetne küsimus mõlemale kõrgkoolile. Kasvatusteaduste vilets olukord ei ole selle aasta avastus. Evalveerimine toimus aastaid tagasi, mis on muutunud. Teiseks, Margus Pedaste, ütlesite, et õpetajad on väga rahul sellega, kuidas koolitused on korraldatud. Mina kuulen ja ma olen palju liikunud Eestis koolides. Just nimelt seda, et koolidelt endalt on võetud ära võimalus valida igale õpetajale sobivat ja vajalikku koolitust. Pakutakse ühte komplekti, võib-olla kõik seda ei vaja ja et see võiks olla paindlikum. Sellele kommentaari. Õpetajate liit, koolijuhid, kas selles olukorras, kui me räägime, et ühest küljest on õpetajal nagu vähe õigusi või ta ei tunneta küllaldaselt neid õigusi, mida nagu oleks, milline on meie koolijuhtide olukord? Kas koolijuhist on liiga palju jäänud sõltuvaks õpetajaid või vastupidi,
liiga vähe on koolijuhil õigusi, et kogu seda ka õpetaja mainet, autoriteeti, tema olekut missionärina, juhina, eluhoiaku kujundajana, et milline on siin see tänane olukord koolijuhtidega? Aitäh! Nii, palun, kes... Margus, jah, palun. Ma vabandust, ma lõpetasin just alles, aga nüüd, kuna küsimus oli, et see minu nime ka sisaldav, siis millel põhineb see hinnang, et õpetajad on rahul? Haridusteaduste Instituudis keskmiselt aastast käib 4500 täiendusõppijat, õpetajat. Ja nende tagasiside, kõigil nende koolitusel küsitakse õpetajatelt tagasiside. See on nüüd natukene teine küsimus, et koolid näevad, et võib-olla nad tahaksid veel midagi muud. Ja paindlikkust tegelikult ühesõnaga see nimekiri nendest koolitustest on mitukümmend erinevat asja ja selle nii-öelda ettevalmistamisel on meil enamasti Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Innovega tihe koostöö, kus pannakse üldiselt paika riiklikud prioriteedid, lähtudes ka sellest, mis on siis õpetajate soovid. Näiteks TALISE järgi jällegi põhisoovid olidki just nimelt erivajadustega õppijate toetamine, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia oskuste oskused. Ja need asjad olid sellel aastal näiteks täienduskoolituse prioriteediks. Ja nüüd, mis ongi praegu siis riiklikult nii-öelda kokku lepitud, et meil on Tartu ja Tallinna Ülikool 2 kompetentsikeskust, kes vaatavadki terviklikult, tuues kokku rahvusvahelise teadmuse ja arengud sellega, mis on siis nüüdisaegne õpikäsitus meil, meie ootused, vajadused ja siis püüame süsteemselt pakkuda. Seal võib olla natukene mõne koha peal konflikt selle vahel, et meie vaade on võib-olla, nagu enne ka ootus oli, natuke rohkem tulevikku vaatav. Õpetaja vaade võib mõnikord olla olevikus kinni ja sealt võib tekkida see nii-öelda konflikti koht. Teine, see esimene märkuse koht, küsimus teaduse koha pealt. Ma usun, et me ei eksi, kui tegelikult saame öelda, et meie nii-öelda teadusvõimekus on tegelikult viimase 5 aastaga oluliselt kasvanud. Seda näitab ka nii-öelda haridusteaduste valdkonna teaduseelarve, vähemalt Tartu Ülikoolis, ma ei tea, Tallinna Ülikooli pealt, see on nii täpselt, eks ole. Mis on raske koht, meil on mõlemal ühesõnaga ka siis Eesti rahastus olemas selles mõttes institutsionaalne uurimistoetus, mida teadusfond eraldab. Aga me näeme seda, et Eesti on tegelikult vaene selle koha pealt, kui ma niimoodi võin öelda. Ja selles mõttes ma arvan, et me oleme tegelikult olnud väga edukad ikkagi ka rahvusvaheliste teadusarendusgrantide hankimisel, et edukamad kui paljud teised tänased teadusvaldkonnad. Et selles mõttes me näeme, et siin oleks palju rohkem vaja teha, aga kasutades erinevate mehhanismide mitmekesisust siin Horisont 7 raamkava, erinevad riigihanked ja siin on meil, ma julgen öelda ka HTM-i Innovega päris hea koostöö, et me oleme saanud ka ESF vahendeid selles suhtes suunata mingil määral teadusarendustöösse. Aitäh, Tallinna Ülikoolile sõnajärg. Jah, ma kommenteeriks seda võib-olla Tallinna Ülikooli poole pealt, et jah, see on natuke seotud ka võib-olla selle sama raportiga, mis meid täna siia tegelikult kokku tõi, et kus ju ka heidetakse ette, et valdkonna teadustöö on napp ja võib öelda ka, et jah, tõepoolest see on mõnes mõttes natuke tuhast tõusmine praegu, et Tallinna Ülikool on võtnud ette need sammud, et on nüüd eelmisel aastal loodud teaduse tippkeskus, mis peaks just nimelt püüdma, siis need on tõesti praegu sellised katsetused kaasata inimesi, kes ilmselt tulevad ka natuke teistsugusest rahastussüsteemist ja tõenäoliselt vajavadki selle ajaga kohanemist, rahastuse muutustega kohanemist ja ka sellega kohanemist, et tõepoolest vastupidiselt võib-olla Tallinna Ülikooli või Tartu Ülikoolile, siis meil tuleb küll öelda seda, et meil näiteks sellest samast tegevustoetusest me peame väga palju toetama teadust ja eks see rähklemine kasinate tingimuste kontekstis, kus tegelikult tuleb ka õppejõudude palgad, peaksid täiesti jutuks tulema, on väga keeruline. Et me nüüd väga palju loodame Tallinna Ülikoolis tõesti sellele, et see teaduse tippkeskus, mis juba oma esimesi selliseid väikseid arglikke, aga julgustavaid samme selle teaduse parendamise või selle võimekuse kasvatamise suunas siiski juba annab. Aga jah, see on väljakutse. Thank you. One of the things that we did get feedback on in the audit was the need to stay more in touch with the different stakeholder groups and to be involved with them in development of our curricula and our programs. And
And this is something that we are going to introduce a feedback tool for getting more feedback, and I think this can address any concerns that there might be about student satisfaction with the training that they have received, and whether that is actually meeting their needs when they are out there in the schools. So I think this is one important step that we are going to take in the near future. Thank you. Thank you. Margit Timakov, palun. Jah, et ma siis selle õpetajate koolitusvajaduse peal praegu hetkel võib-olla pikemalt ei peatugi ainult seda, et võib-olla see on selline asi, mida me ka toetame, et õpetaja oleks enesekindel professionaal, kellel on teada, millised valdkonnad on need, kus ta vajab täiendkoolitust, et ta on kursis haridusuuendustega, et ta hoiab nii-öelda kätt pulsil ja ta mõõdab, vaatab, jälgib ennast ja on selline ennastjuhtiv. Aga mulle väga meeldis see küsimus sõltuvus koolijuhist, et milline on õpetaja sõltuvus koolijuhist, et see on väga huvitav küsimus, mida põhjalikumalt natuke nagu analüüsid, ma võin öelda praegu, mis tunnetus on, et kindlasti on neid õpetajaid, kes kahjuks on jäänud kinni sellesse sõltuvusse ja nad tõesti on see sõna õigel kohal, et nad on sõltuvuses koolijuhist. Ehk siis nad ootavad, et midagi nagu ütleme neile öeldakse, tehtakse, nad võib-olla ei näita enese initsiatiivi ülesse. Samas ma julgeks öelda, et meil on väga palju õpetajaid, kes on töötavad koolijuhtidega kui pinginaabritega. Ehk siis, et on kaasav juhtimine väga paljudes Eesti koolides ja organisatsioonid on kui õppivad organisatsioonid, kus ei ole sellist sõltuvussuhet, et nad on võimelised eksisteerima ka iseseisvalt ja sõltumatult. Aga nüüd öelda, kui suur see protsent on, ma ei oska seda öelda. Et see on väga huvitav teema, et kui paljud õpetajad on sõltuvuses koolijuhist. Et see on, aitäh Krista Aru, hea küsimus. Kristal, kiire jätkuküsimus ministeeriumile. Aitäh. Ministeerium, mis juhtus Jõhvi riigigümnaasiumi direktoriga, kes oli visionäär, intrigeeriv, kaasakiskuv, miks päevapealt tööleping lõpetati? Aitäh küsimuse eest, aga ma arvan, et me seda personaalküsimust täna siin ei aruta. Kas see oli vastus, aitäh? Head kolleegid, meil on veel järgmiseks pooleteiseks tunniks häid küsimusi ja teil sama palju vastuseid. Kõigele vaatamata, kuigi meil siin on mitu küsijat nimekirjas, ma üritan kõigepealt asja natukene kokku võtta. Asi on selles, et te millestki valesti aru ei saaks. Kultuurikomisjon kiidab ja hindab kõiki tegijaid. Meil ei ole üldse seda küsimust, kas üks asutus teeb midagi halvasti või teine või kolmas, et äkki keegi on kuskil kriisis süüdi. Ei ole, me teame oma inimesi, meie pedagoogid, meie haridusjuhid, meie haridusteadlased töötavad hästi. Samas olukord ennustab kriisi ja meie ühine ülesanne on ärgata enne, kui maja põleb. Ja seda toodi täna hästi välja. Meil oli viimati riiklikult tähtsa küsimusena Riigikogus kutsehariduse probleem. Ma olen veendunud, et meie tänane teema on hariduselu nii-öelda peatänav, mis tähendab seda, et me sama teema juurde, võib-olla erinevate rakursside alt, tuleme kindlasti peale õpetajate pikka ja kosutavat suvepuhkust tagasi. Veel tahaksin öelda seda, mida võib-olla oleks pidanud ütlema juba sissejuhatuses. Ma tahan teid julgustada, julgeda mõelda. Asi on selles, et me siin Riigikogus näeme üsna tihti, kus mõned inimesed ütlevad, me oleme professionaalid ja pärast tuleb välja, et nad seletavad, miks raamatupidamisseadus ei luba teha poliitikat. Asjad on ikka vastupidi. Poliitikud peavad ütlema, kuidas raamatupidamise reeglid välja näevad nii, et elu edasi läheks. Ja kui keegi ütleb, et üks või teine asi teadagi on nii kallis, et sellest ei saa rääkida, siis me visionääridelt ootame ikkagi, et nad räägivad nendest mudelitest, mis töötavad meie oludes, aga julgevad sinna kõrvale panna ka midagi alternatiivset. Me teie jutust saime mitmeid vastuseid küsimustele, mida me isegi ei esitanud. Meil on olnud suured vaidlused omal ajal õpetaja kutseastmestiku üle, kui jõhkralt ja paljude tahte vastaselt viidi läbi mingi reform,
mis ei olnud ju hea reform ja nii edasi. Mul omalt poolt on olnud palju kriitikat igasuguste küsitluste ja uurimuste osas. Teate, tänapäeval ärimaailm on meist mööda läinud ja kõik need keskmised ja võrdlused 1913. aastaga on minevik ja kui te olete tähele pannud, mida politoloogias, ühiskonnateadusest kasutatakse, on mingi big data tulnud mängu, kus ei ole ühte, kahte või kolme huvirühma, vaid haridusmaailm jaguneb ainult 97 huviliste klastriks, ainult et kui me kõik 97 suudame uurida ja neile vastu tulla, siis see on tõesti mitu korda suurem kui meie riigieelarve, aga tosin neist juba on nii representatiivne, et täidab 90%, muudab 90% meie tegevustest efektiivseks. Mitte nii, et natuke sobib ka. Aga lõpetuseks aitäh kõigile ja juhin tähelepanu, et juba ajakirjanikud on teinud komisjonile etteheiteid. Miks nii huvitav arutelu, mida nad internetis said jälgida, oli nii halvasti reklaamitud, et nad ei saanud õigel ajal ja täielikult lülituda. Nii et kõik see tähendab, me ei pane siia punkti, vaid paneme 3 punkti, mis tähendab, et asi läheb edasi. Kohtumiseni uuel semestril. Aitäh!